Head saalisviibijad, head videoülekande jälgijad, avan Riigikohtu halduskolleegiumi istungi, et arutada osaühing Krediidiregister kaebust Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutuse hoiatuse osaliseks tühistamiseks ja täna on vaidlustatud Tallinna Ringkonnakohtu 24. aprilli käesoleva aasta otsus. Kohtuasja number on 3-23-409. Asja vaatab läbi Riigikohtu kolleegium koosseisus eesistuja Ivo Pilving, liikmed Nele Siitam ja Margit Putt. Ja istungil on kutsutud kaebaja osaühing Krediidiregister ja vastustaja Andmekaitse Inspektsioon. Kaebajat esindavad vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg ja osaühingu juhatuse liige Art Andresson. Andmekaitse Inspektsiooni esindavad Ekaterina Aader ja Andres Kudrjavtsev. Kas kohtu koosseisu vastu juhtub olema taandusi? Ei paista olevat. Kas on mingisugused menetluslikke taotlusi, enne kui me asja sisu juurde läheme? Ja nüüd ma vabandan, et ei ole saatnud menetlusosalistele ette hoiatust, et me teeme videoülekande tänasest istungist. Ja eriti piinlik selles kontekstis, et me arutame andmekaitse asja, aga kas see on aktsepteeritav? Ei ole vastuväiteid. Kena. Teeb siis nüüd järgnevalt asjast ettekande kohtunik Nele Siitam. Seejärel me ei anna menetlusosalistele kohe sõna nüüd rääkida kõigest süda puhtaks. Me lähme kohtu küsimuste juurde ja kõige esimene küsimus on meil Krediidiregistri esindajatele. Palume võimalikult lihtsalt ja arusaadavalt lahti seletada Krediidiregistri lühidalt öeldes ärimudel. Kolleeg Siitam võib-olla annab enne veel mõned täpsustavad suunised, kuidas seda presentatsiooni teha. Siis asume kohtu poolt saadetud küsimuste juurde. Tõenäoliselt tuleb vahele veel täpsustavaid küsimusi ja luban, et kõige lõpuks saate siis veel täiendada, mis teie arvates olulist on ütlemata. Ja sellega saangi anda sõna ettekandja kohtunikule. Palun. Aitäh. Järgnevalt teen siis lühidalt ülevaate, mille üle me täna siin vaidleme. Kasutan sellist terminit nagu andmesubjekt. See andmesubjekt on siis meil see inimene, kelle võlgade avaldamise üle vaidlus käib. Andmesubjektil tekkisid aastatel 2008–2010 võlgnevused erinevate võlausaldajate ees. Kohtuasjas on vaidluse all 3 suuremat võlgnevust. Need kõik on jõustunud kohtuotsustega andmesubjektilt ka välja mõistetud ja algatatud on täitemenetlused. Paraku on need olnud edutud. Ehk siis võlgnevusi pole tasutud. Võlgnevused kuuluvad rubriiki pangandus, liising ja finantsteenused. Kokku on võlgnevuse summa veidi üle 11 000 euro. Andmesubjekt esitas aastal 2022 Andmekaitse Inspektsioonile kaebuse seoses tema võlgnevuste ehk seega siis tema isikuandmete avaldamisega osaühingu Krediidiregister peetavas maksehäireregistris taust.ee. Ta selgitas, et võlgnevused on tänaseks aegunud ega ole enam sissenõutavad. Ta on taotlenud Krediidiregistrilt korduvalt andmete kustutamist, kuid Krediidiregister on jätkanud võlaandmete avaldamist.
Andmekaitse Inspektsioon kohustas 26. mai 2023. aasta ettekirjutushoiatusega osaühingut krediidiregister lõpetama andmesubjekti võlgnevuste avaldamine maksehäireregistris ja kustutama need andmed. Inspektsioon selgitas lühidalt järgmist. Maksehäire avaldaja ehk siis krediidiregister võib tugineda maksehäire avaldamisel nii isikuandmete kaitse seaduse ehk siis lühendatult X paragrahvile 10 kui ka isikuandmete kaitse üldmääruse ehk lühendatud IKÜM artikkel 6 lõige 1 punktile F ehk õigustatud huvi. Olemuselt on need andmete avaldamise õiguslikud alused kaalumisel hindamisel sarnased ja viivad üldjoontes samale tulemuseni. Avaldatud võlaandmed ei vastanud praegusel juhul algdokumentidele ning krediidiregister ei teavitanud andmete muutmisest ei andmesubjekti ega ka andmete saajaid. Seejuures muutusid pärast inspektsiooni poolt menetluse käigus tehtud päringut 2 maksehäire võlasummad maksehäireregistris vastavalt 6 korda ja 49 korda suuremaks. Ebatäpsusi oli veel. Krediidiregister on ka ise tunnistanud, et ta ei kontrolli maksehäire andmete avaldamisel võlaandmete vastavust algdokumentidele. Kuna kohus on tunnustanud vaidlusaluseid võlgu, kehtib siis vaidlusaluse 3 suurema võlgnevuse avaldamisel niinimetatud 10+5 aastat reegli. Ehk siis kokku maksimaalselt 15 aastat. 10 aastat siis aegumist, mis tuleneb tsiviilseaduste üldosa seadusest ja 5 aastat, mis tuleneb isikuandmete kaitse seaduse paragrahv 10 lõige 2 punktist 5. See 10+5 aastat reegel näeb siiski ette võlaandmete avaldamise maksimaalse tähtaja ning konkreetne ajavahemik, mille jooksul võlaandmeid avaldada, tuleb määrata iga juhtumi asjaolude pinnalt. Krediidiregister rikkus praegusel juhul andmesubjekti vastuväite saamisel oma selgitus- ja uurimiskohustust. Vaatamata andmesubjekti vastuväitele ei selgitanud krediidiregister võlaandmete õigsust, ei teinud õigustatud huvi analüüsi ega hinnanud, kuivõrd siis andmesubjekti huvisid kahjustatakse. Maksehäire andmete avaldamise eesmärk, see on siis isiku usaldusväärsuse kahtluse alla seadmine tulevaste tehingute tegemisel, ei ole nii kaalukas, et kaaluks üles temale võlgnevuste avaldamisega osaks saava pikaajalise õiguste ja vabaduste riive. Ja avaldamine on vastuolus antud juhul X paragrahv 10 lõige 2 punktiga 3. Antud juhul tulnuks krediidiregistril arvestada näiteks andmesubjekti vanust võla tekkimise ajal. Need tekkisid sel ajal, kui ta oli siis nooremas eas, 21-aastane umbes. Tema hilisemat maksekäitumist ei eelnevalt ega hiljem ei ole maksehäireid tema kohta avaldatud. Võlanõude osalist tasumist, avaldatud maksehäire andmete ebaõiget suurust, maksehäire avaldamise kestvust. Inspektsioon rõhutas, et maksehäire avaldamine ei saa olla võla tasumise sunnimehhanism. Osaühing krediidiregister esitas halduskohtule kaebuse, milles palus tühistada inspektsiooni ettekirjutus. Krediidiregister selgitas, et täitis küll ettekirjutuse ehk ta siis vaidlusaluse võlaandmete avaldamise lõpetas, kuid leiab, et töötles võlaandmeid ettekirjutuse tegemise ajal siiski õiguspäraselt ja kokkuvõtlikult olid siis krediidiregistri seisukohad järgmised. Maksehäire avaldamiseks oli olemas õiguslik alus. X paragrahv 10 ja IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt F ehk siis õigustatud huvi. Avaldamine teenib krediidiregistri hindamise ja vastutustundliku laenaja põhimõtte järgimise eesmärki. Krediidiregister kaalus praegusel juhul andmesubjekti vastuväite saamisel asjaolusid täiendavalt. Ta võttis arvesse järgmisi siis asjaolusid. Andmesubjektil tekkis võlgnevus 3 erineva panga ees seoses talle osutatud finantsteenustega. Võlausaldajad ei olnud passiivsed ja pöördusid oma õiguste kaitseks kohtusse. Andmesubjekt kui võlgnik ei ole enam kui 10 aasta jooksul tasunud 3 märkimisväärselt suurt võlgnevust. Andmesubjekt on olnud kättesaamatu nii kohtusüsteemile kui ka täiturile. Kui isik ignoreerib kohtulahendeid enam kui 10 aasta jooksul, siis on maksehäire avaldamine maksimaalse aja jooksul ehk see on siis eelviidatud 10+5 aastat reeglit põhjendatud. Lisaks, maksehäire ei ole kunagi olnud nii-öelda täiesti avalik, vaid selle nägemiseks on tulnud sõlmida krediidiregistriga kliendileping ning enne andmetega tutvumist tuleb igal tutvujal kinnitada, et tal on õigustatud huvi võlaandmetega tutvumiseks.
Lisaks tuleb maksta andmetele ligipääsu eest tasu. Maksehäire sisaldas antud juhul ka täpsustust, et võlgnevused on aegunud. Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutus ei olnud proportsionaalne, sest inspektsioon saanuks kohustada ka maksehäireid täpsustama või lühendada nende avaldamise aega. Halduskohus ja ringkonnakohus nõustusid Andmekaitse Inspektsiooniga ja krediidiregistri kaebus jäi rahuldamata. Kohtud nõustusid inspektsiooni ja kaebaja seisukohaga, et maksehäire avaldamiseks oli õiguslik alus olemas. See on siis X paragrahv 10 ja IKÜM lõige 6, artikkel 6 lõige 1.f ehk õigustatud huvi. Vaidlus puudub ka selles, et vaidlusalused võlanõuded on aegunud ja et lähtuda tuleks 10+5 aastat reeglist, aga see on maksimum. Krediidiregister ei selgitanud praegusel juhul siiski vastuväite saamisel välja kõiki asjaolusid ega saanudki seepärast kaaluda hinnata korrektselt andmete jätkuvat avaldamist. Seetõttu ei ole võimalik veenduda, et krediidiregistri poolt aegunud võlaandmete jätkuva avaldamine ei kahjusta ülemääraselt andmesubjekti õigusi. Ehk ei ole võimalik hinnata, kas on või ei ole vastuolu X paragrahv 10 lõige 2 punktiga 3. Iseenesest on krediidiregistril õigus, et oma konkreetset olukorda saab kirjeldada ja sellega seotud asjaolusid tõendada üksnes andmesubjekt ise ning see on IKÜM-ist tulenevalt tema ülesanne. IKÜM paneb siiski ka vastutavale töötlejale ehk krediidiregistrile kohustuse aidata kaasa andmesubjekti õiguste kasutamisele. Selle kohustuse täitmine ei või olla üksnes formaalne. Avaldamine ei tohiks sõltuda ainuüksi sellest, kas isik on võimeline tooma vastuväites korraga ja ammendavalt välja kõik olulised asjaolud. Antud juhul esitas andmesubjekt argumendid, miks maksehäire avaldamine on ülemäärane alles pärast seda, kui inspektsioon temalt seda konkreetselt küsis. Krediidiregister jättis lihtsustatult oma nii-öelda küsimise kohustuse täitmata. Kui krediidiregister soovib vaidlusalused maksehäired jätkuvalt oma maksehäireregistris avaldada, tuleb tal pärast asjaolude väljaselgitamist korraldada uus ajakohastatud hindamine. Kui ei selgu uusi asjaolusid, möönis ringkonnakohus, et siis ei pruugi vaidlusaluste maksehäirete avaldamine maksimaalse tähtaja jooksul ehk siis 10+5 aastat reeglitest lähtudes olla tõepoolest õigusvastane. Osaühing krediidiregister esitas kassatsioonkaebuse, mida me siis täna siin arutame ja selles palub osaühing krediidiregister kohtute otsused ja Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutushoiatused tühistada. Nagu eesistuja nentis, siis ennem kui me läheksime konkreetselt menetlusosalistele ette saadetud küsimuste juurde, siis oleks palve krediidiregistrile, et selgitataks veidi maksehäireregistri toimimise loogikat. Ehk teisisõnu, kes maksehäire andmeid esitavad, kes kontrollib nende õigsust, kes teavitab võlgnikku, et nüüd võib toimuda nii, et need võlaandmed lähevad avalikuks ja millal see teavitamine toimub, kes saavad andmetega tutvuda, mis tingimustel ja kes ja kuidas siis toimub ka nende avaldamise lõpetamine. Aitäh! Nii, aitäh! Ma loodan, et paari minutiga saab selle ülevaate meile antud. Kõnelemisel palun mikrofon sisse lülitada ja kõne lõpus mikrofon välja, siis on võimalik teistele siia enda nupuvajutusega mikrofon tööle panna. Nii, palun siis kaebaja esindajad. Aitäh. Austatud kohus, hakkame siis otsast pihta. Mina alustan ja siis krediidiregistri seaduslik esindaja võib täiendada, eks ta teab oma äri kõige paremini. Aga õigusliku poole pealt alustades siis kõigepealt küsimusele vastata edastamine, kuidas andmed registrisse saavad. Andmed registrisse ei saa tõesti selliselt, et register neid kuidagi ise küsib, vaid need saadavad registrile võlausaldajad. Eestis ei ole sellist riiklikku maksehäireregistrit, meil on ainult 2 eraettevõtet, kes sellist teenust osutavad. Üks nendest siis siin vaidluses kaebaja. Kaebale omakorda siis erinevad võlausaldajad saadavad info, et üks või teine isik lihtsalt öeldes on võlgu. Enne seda siis vastav kaebaja
on läbi viinud ka oma õigustatud huvide hindamise, kas sellel siis võlausaldajal, kes need andmed edastas, kas tal on õigus neid andmeid edastada. Nüüd, kui asi jõuab kaebajani, siis algab kaebaja selline kontrollikohustus. Seda teostatakse mitmel etapil. On ka kiri sealhulgas võlgnikule, et võlgniks enne veel, kui andmed avaldatakse maksehäireregistris, saaks näiteks vastu vaielda, et see ei ole üldse mina, siin on midagi valesti ja nii edasi. Alles pärast seda, kui kontrolliprotsess, mille osaks on ka kontakteerumine võlgnikuga, ehk kohus ka küsis selle kohta, kuidas siis inimene teada saab, selles etapis registri poole pealt toimub siis sellise info edastamine, et nüüd on meil teadmine, et teie kohta soovitakse avaldada maksehäiret, ehk siis ka selle protsessi juures võlgnik saab selle info, et plaanitakse maksehäire avaldada. Ja ta võib ka veel sellel hetkel selle võlgnevuse likvideerida. Kui võlgnevus likvideeritakse, siis see ei jõua ka maksehäireregistrisse. Alati muidugi inimesed nendele kirjadele ei vasta. Nüüd edasi jõuab tõesti siis asja avaldamiseni, aga veel enne seda on siis krediidiregister kaebaja läbi viinud omakorda enda õigustatud huvide hindamise 6.1f mõttes, ehk siis ka kaaluda seda, kas üldse maksehäireregistri kui sellise pidamiseks on õiguslik alus. Et see on siis põhiline selline õiguslike ja faktiliste asjaolude kogum. Et kui kohtul on võib-olla ka konkreetselt selle protsessi osas veel küsimusi, siis me oleme olemas. Ja palun. Täpsustan, võlausaldajad, kes esitavad krediidiregistrile andmeid, kas ma saan õigesti aru, et need on mingid lepingulised kliendid või tuleb sõlmida leping. Ilma selleta ei saa neid võlaandmeid edastada, arvestades muuhulgas ka varasemat Riigikohtu praktikat, mis puudutab kontrollikohustust. Eks me läheme sinna detaili, kust see kontrollikohustus lõpuks tuleb, kas X10 on üldse kehtiv Euroopa Liidu õiguse mõttes, aga sellele ei saa vastu vaielda, et ka olukorras, kus X10 6.1f puhul ei kohaldu, igal juhul ka IKÜM-ist tulenevalt on maksehäireregistril kohustus avaldada ju õigeid andmeid, sest õigsuse põhimõte lõpuks tuleb ka IKÜM artiklist 5, olenemata siis sellest, kas siis Riigikohus peaks otsustama, et X10 siis 6.1f olukorras üldse ei kohaldu või on üldse selle normiga probleem. Nii, täiendav küsimus, et võlausaldajana on teie lepinguline klient, kes need andmed teile esitab. Kas, kui ta need andmed teile edastab, selgitasite, et te ühtlasi teavitate võlgnikule, et nüüd on selline olukord, et võimalik, et teie võlgnevused lähevad registrisse üles. Kas võlausaldaja edastab teile ka algdokumendid? Ka selles osas on vist küll ringkonnakohtuni jõudnud vaidlus olnud siis küll teise maksehäireregistriga, et nii kaugele, et küsitakse välja kõik dokumendid maksehäireregistrile arvestades muuhulgas ka minimaalsuse põhimõtet, kasutatakse pistelist kontrolli. Kui ka tekib mingisugune kahtlus, ka siis kasutatakse seda võimalust, lepingutesse on sisse kirjutatud ka punkt, et kui keegi edastab andmeid, võlausaldaja siis on krediidiregistril õigus, arvestades ka muuhulgas kohtupraktikast tulenevat tõlgendust ja kohustusi, neid algdokumente küsida. Eks seal on taustal ka problemaatika pangasaladuse ja muude teemadega, aga jah, see loogika üldreeglina on ikkagi selline, et kogu andmestikku ei küsi, ja põhjendusega ka, et krediidiregister ei saa ise olla kohturollis, et otsustada, kas see võlg on olemas või mitte, aga teinekord juba võib, kui tekib kahtlus või on mingisugune küsimus selle saadetud andmestuga, siis muidugi küsitakse juurde. Lihtsalt Eesti on parajalt ka väike riik, et ei juhtu, et mainekad krediidiasutused lihtsalt mõtlevad võlgnevusi välja, et teatud usaldus ikkagi krediidiandjate ja maksehäireregistri vahel on ka. Vastasel juhul see koostöösuhe lõpeb väga kiiresti. Ja täpsustav küsimus siis, mille te jätsite rääkimata, on andmetega tutvumise pool, ehk siis kes saab tutvuda, mis tingimustel see?
Tutvumiseks, nagu ka kohus tegi kokkuvõtte, kõik need faktid on õiged. Ehk selleks, et tutvuda nende andmetega, tuleb maksta tasu. Tasuta juurdepääsu ei ole, mis siis paratamatult on ka üks kaitsemeetmeid, kui me räägime andmekaitsest ja ükskõik millistes registritest. Ja teine pool, kuidas toimub kontroll, enne kui neid andmeid saab siis näha, tuleb isikul mitte lihtsalt kinnitada, et on olemas temal õigustatud huvi nende andmetega tutvumiseks, vaid tuleb ka valida selle huvikategooria, mis siis paneb ka siis selle andmete vaataja läbi mõtlema, miks ta siis ikkagi neid andmeid vaatab. Enne veel andmetega tutvumist antakse ka kinnitus, et see õigustatud huvi hindamine on läbi viidud ja ka hoiatus, et kui tutvutakse ilma õigustatud huvi omamata, siis see on seadusvastane tegevus. Ehk siis selliste sammude läbi eelkõige see kontroll toimub ja samuti võib olla ka pistelist kontrolli. Kas ka siis krediidiregistri, eriti siis lepingulised kliendid päriselt viivad läbi neid õigustatud huvi hindamisi või mitte, et ka see on ühe kaitsemeetmena kasutusele võetud. Ja minu poolt viimane täpsustav küsimus, et aga kui antud juht aru saada, siis juhul, kui võlgnevus muutub ehk teisisõnu võlgnik tasub osa ära, siis kelle ülesanne või kohustus või kuidas see toimub, et need võlaandmed seal registris siis muutuks? Korraks veel täpsustus eelmise punkti juurde, mis jäi ütlemata, et kõik ka logitakse, et kui keegi vaatab andmeid, ta identifitseeritakse, ka logi jääb maha. Aga nüüd siis tulles võib-olla selle teise küsimuse juurde, et äkki saab siin seaduslik esindaja täpsustada. Ja aitäh, et põhimõtteliselt kuna maksed teostatakse selle võlausaldaja arveldusarvele, neil on teada võimalikud kokkulepped selle isikuga, siis põhimõtteliselt iga selle firmaga, koostööpartneriga, kes andmeid edastab, andmevahetus toimub kord päevas, mis tähendab siis seda, et neil on näiteks kokkulepe tehtud, tullakse mingi vastu summa osas, loobutakse osaliselt viivistest või summa muutub seetõttu, et toimub makse. See info jõuab siis selle konkreetse laenuandja või meie koostööpartneri infosüsteemi ja järgmisel ööl edastatakse see info siis meile ja meie andmebaasis toimub siis vastav muudatus. Nii, on veel küsimusi? Ja, aitäh. Mul on 2 küsimust, aga ma küsin need järjekorras. Et esimene küsimus, mis mul tekkis teie seda nii-öelda ärimudelit kuulates, oli see, et te ütlesite, et võlgnikuga võetakse ühendust ja antakse võimalus vastu vaielda. Rääkige natuke lähemalt, kuidas te temaga ühendust võtate? Eelkõige toimub see ikkagi e-posti teel. Selle e-posti ja selle kontaktandmed üldreeglina on saadud just võlausaldajalt, kuivõrd ka võlausaldajal peaksid olema need kõige kvaliteetsemad andmed, sest tema on tõenäoliselt ka viimane, kes on võlgnikuga suhelnud. Teine alternatiiv, kui ei ole neid andmeid võlausaldajal mingisugusel põhjusel anda, siis on ka rahvastikuregistrist päringu tegemise võimalus, et saada siis see ametlik aadress rahvastikuregistrist, aga reegel ja suurem osa kaasuseid ikkagi näeb välja selliselt, et võlausaldaja, kes ju siis krediiti andes on suhelnud võlgnikuga, teab selle just elektroonse kontaktaadressi edastada ja see primaalne siis kontaktivõtt tänapäeval on ikkagi e-posti teel. Ma täpsustan korra seda, et teisiti öeldes te saadate e-kirja ja eeldate, et ta pidi selle kätte saama, niimoodi on loogika, jah? Jah, eks ta niiviisi on, et kui me räägime ka alternatiivsetest meetoditest, siis võib ka küsida, et kas keegi just tahab maksehäireregistrit kõnet saada. Aga eks siis ole näha, kuidas Riigikohus otsustab, et kui peaksime ka hakkama helistama, siis nii on, aga on leitud, et jah, see e-post on just see peamine ja
no väga mitmeid kordi ikkagi võlgnikud, kui on midagi valesti, võtavad ka siis ühendust ja noh, teinekord ei ole inimesel midagi öelda, nii ongi võlg. Võib-olla veel täpsustaksin, tohib, et tegelikult jah, et see koostööpraktika on aastate jooksul niimoodi välja kujunenud. On teatud kliendid, kes soovivad, et ka füüsiliselt kirju saadetakse, on võimalus ka tehniliselt see SMS-i teel saata, aga jah, lihtsalt nagu kõige kuluefektiivsem, kõige nagu tulemuslikum on olnud see, sest siinkohal natukene sellest oli ka juttu, aga et võib-olla täpsustada, et tavaliselt meile edastatakse info võlgnevuste kohta ja on kokku lepitud siis võlavanus, mille jooksul me saadame selle teavituse välja. Et siin tekib ka see asi, et selle esimese teavituse ja siis avaldamise ja teise teavituse vahel on tüüpiliselt 7 päeva, mis tähendab seda, et kui seda teavitust teha tavapostiga, siis tegelikult on ju kahjuks ei pruugi ka sel hetkel selle isikuni jõuda ja selles mõttes nagu ei ole võimalik sellele reageerida, aga jah, et enamus teavitustest, mis tehakse, on emaili teel. Ja minu teine küsimus puudutab seda teie, ütleme siis kliendibaasi või neid, kellega te lepinguid sõlmite või kes teile täpsemalt öeldes toovad neid võlaandmeid. Nii, mikrofon läks välja. Ühesõnaga puudutab see teine küsimus siis neid teie partnereid, kes toovad teile need võlaandmed, mida te avaldama hakkate. Ja ma tahaks teada, kas need on ainult siis võlausaldajad, need algsed võlausaldajad või need on ka inkassofirmad? Kliendiks võib olla ka inkassofirma, aga sellel inkassofirmal peab samamoodi olema ette näidata siis see volitus. Ehk siis inkassofirmad ei avalda siis neid andmeid enda nimel, vaid edastavad need andmed siis oma kliendi nimel, et esindades klienti ja siis ka registris on vastav märge, et siis sissenõudjaks näiteks on vastav inkassofirma, näitamaks, et need andmed ikkagi pärinevad ja nende andmete või võlaomanik, siis võlausaldaja on veel seal inkasso taga. Ja mul on üks täpsustus veel ja see puudutab nüüd seda pistelist kontrolli, mida te rääkisite. Ehk ma saan aru, et nagu te ütlesite, et teil põhineb päris palju usaldusel. Et need teile andmeid toovad võlausaldajad, teil on nendega nagu selline usaldussuhe ja selle tõttu ei pea see kontroll olema lauskontroll. Mida te ütleksite mulle vastu, kui ma väidaksin, et kui teie klientide hulgas või ütleme nende võlausaldajate hulgas on ka inkassofirmad ja kiirlaenufirmad, siis see usaldusväärsuse määr meie praeguses õiguskeskkonnas ei ole sedavõrd kõrge, et see pistiline kontroll oleks okei. Mõistame muret. Teiselt poolt ei saa unustada, et inkassod on nüüd ikkagi tegevusloa all. Ja see on päris palju turgu korrastanud ja just need kõige nõrgemad osa siis ühiskonnast, kellega ka inkassofirmad tegelevad, just need inkassod ju ongi tegevusloa all ja ka seal on päris palju abistanud Finantsinspektsioon. Et see on võib-olla lisaks sellisele usaldusele aidanud luua ka selle kontrollimehhanismi, et turul olevatel siis ka muuhulgas inkassoettevõtetel, kes neid andmeid edastavad, oleks võimalikult vähe motivatsiooni anda ka ebakorrektseid andmeid, et ka see on sellele usaldusele kaasa aidanud. Aitäh, seaduslik esindaja soovib veel. Jah, ma võib-olla seda viimast asja veel täpsustaksin, et jah, et siin on oluline see, et tegelikult meil ei ole huvi, kui meie klient pidevalt paneks seda üles andmeid, mis hiljem osutuksid mittetõeseks. Kui selgub, et on andmete koosseis olnud vale, siis me peame sellest teavitama kõiki näiteks firmasid, kes on selle isiku kohta päringuid teinud. See on meie jaoks päris suur halduskoormus ja ka nendel klientidel, kui nad teeksid iga päev päringuid, saaksid iga päev meie käest infot ja 3 päeva ütleksid, siis võtaksid seda oma otsuses arvesse, võib-olla loobuksid selle tõttu mõnest kliendist ja 3 päeva hiljem selguks, et tegelikult need andmed ei olnud tõesed, siis ka neil ei ole nagu soovi meiega koostööd jätkata. Et tegelikult jah, saame aru ja meil sisemiselt ongi, et me tegelikult kaardistame seda, et milliste klientidega on probleeme, on praegu näiteks ka nagu klient, kes on sidekontrolli raames nagu
analüüsib oma protsesse, tekkinud probleemide ja nendele juhindumise peab ja pidev protsess, aga kõige oluline siinkohal rõhutada, et tegelikult sellel võlausaldajal, kes on tasufirma, kirjanikfirma või keegi kolmas, meie ega ka meie klient, kes seda infot tarbitud, tegelikult mitte kellelgi ei ole huvi, et andmed oleksid ebaõiged ja sellest tulenevalt otsused vastavalt. Aitäh. Väike täpsustus ka minu poolt või küsimus. Kas te oskate kuidagi äkki arvuliselt välja tuua, kui paljudel juhtudel siis otsustatakse infot mitte avaldada just nimelt X paragrahv 10 lõike 2 punkti 3 alusel, see on siis juhul, kui see kahjustaks ülemäära andmesubjekti õigusi ja vabadusi, protsendina võib-olla aastas kõigist juhtumitest? Selle on selles mõttes nagu hästi keeruline öelda, et kui andmebaasis on 150 000 isikut ja siis on nagu 10 kaebust, siis nagu protsenti ilmselgelt on ümardamisvea lähedal. Mis puudutab neid kahjustamisi, siis teadlikkus selle viitamise osas on oluliselt kasvanud. See on ka nagu asjaolu, mida me ise pidevalt nagu hindame. Ma kahjuks jään teile nagu protsendi osas vastuselt võlgu, aga ma saan kindlasti öelda, et on iga kuu on otsuseid, kus me ütleme, et siin on nagu lühidalt olnud, näiteks see võlgnevus on lühikest aega kestnud, et siin ei ole tõesti meie hinnangul proportsionaalne seda infot 5 aastat avaldada. Samamoodi on nagu, et on nagu kunagi siis varem nagu toimunud see asi, et need asjaolud on nagu erinevad ja neid otsuseid tehakse. Meil on nagu sisemiselt protseduur selleks olemas. Me küsime nagu tavaliselt siis selle andmete edastaja käest täiendavat infot ja sellised otsused me teeme. Ja võib-olla täpsustaks veel selle ära, et selleni muidugi õiguslikult jõuame, aga õiguslik alus peaks olema kas siis tulenevalt ICUM 21 või 61F. Et kui on 61F alusel toimuv andmetöötlus, siis X10 võiks olla sealt toeks, nagu me jõuame ka Schulfa kaasuse juurde ja ei tohiks minna vastuolu nende reeglitega, aga neid 2 testi me ei tahaks kohe üldse segada, sest see on ka see üks põhjus ilmselt, miks me Riigikohtus oleme, et praegu on siseriikliku õiguse testid ja Euroopa Liidu õiguse testid läinud turul segamini ja sellest ongi tekkinud väga palju segadust. Ja ma ikkagi küsin, kas vastustajal on praegu konkreetselt repliike, kommentaare selle sissejuhatava kirjelduse pinnalt? Ei ole hetkel. Tänan. Ja saame asuda kohtu küsimuste juurde ja annan sõna jälle ettekandjale. Nüüd lähme siis konkreetsemalt siis õiguslike aluste ja analüüsi juurde. Ja esimene küsimus, nagu menetlusosalistel on ka välja saadetud, siis puudutab ICUM artiklit 21 ehk siis olukorda, kus andmesubjekt esitab vastuväite oma andmete avaldamisele. Artikkel 21 siis lõige 1 ütleb, et andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes. Vastutav töötleja ei töötle isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused. Ja küsimus menetlusosalistele oli, et kas see artikkel 21 on iseseisev õiguslik alus pärast vastuväite saamist siis andmeid edasi töödelda või kohustab ta analüüsima seda, et kui algselt andmed avaldati, et kas see algne avaldamise õiguslik alus on jätkuvalt olemas või omab see veel mingisugust 3., 4., 5. sisu, et ootaks siis mõlema poole vastuseid selle kohta. Aitäh! Palun, alustame kaebaja poolest. Kaebaja vastus on, et kõige paremini nendest Riigikohtu küsimuses sätestatud variantidest sobib ikkagi variant 1.
ja põhjus on selles, et teistes küsimuste siis osades on räägitud uuest õiguslikust alusest. Et kui me vaatame ikkagi Euroopa Kohtu praktikat, ka hiljutist nii direktiivi aegset, kui me rääkisime siis direktiivi artiklist 7, kui ka praegusest siis ICM 6, siis ikkagi Euroopa Kohus siiamaani korduvalt ütleb, et see on ainus säte, kus on seaduslikud alused. Riik ei saa lisada mitte ühtegi seaduslikku alust, et kõik peab algama sealt. Ja siis omakorda, millal on lubatud neid seaduslikke aluseid just täpsustada ja millal mitte, eelkõige siis 6.1c ja E puhul, kuhu me ka jõuame. Nüüd kohus küsib ka selle küsimuse juures, et mis see test või mis siis artikkel 21 on. Kaebaja loeb siin Euroopa Andmekaitse Nõukogu selgitusi, siis ICM 6.1f osas on ka üpris värske Euroopa Andmekaitse Nõukogu selgitus 2024. 8. oktoobril vastu võetud. Ja seal ütleb ka Euroopa Andmekaitse Nõukogu välja, et artikkel 21 on andmesubjekti õigus. Ehk siis andmesubjekti õigus, mitte siis eraldi mingisugune õiguslik alus. Aga Euroopa Andmekaitse Nõukogu ja samamoodi ka kohus kinnitab kas või ka Schulfa lahendis, et siiski artiklist 21, kui töödeldakse ka 6.1f alusel, mis on eelkõige praegu meie jaoks kõne all, tuleb teha selline siis lisakontroll. Ja kaebaja hinnangul tuleb siis artiklist 21 sellised 2 lisakontrolli astet. Esimene aste on sellest siis, et kas õigustatud huvi on mõjuv. Ja siin on teatav segadus isegi Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt tõlgetest. Kui me vaatame, võrdleme näiteks omavahel ka Schulfa kohtulahendis prantsuse, eesti ja inglisekeelse lahendi tõlget, siis inglise ja eesti keeles kasutatakse teist sõna, kui kasutatakse prantsuse keeles. Ehk siis, kui prantsuskeelne, mis on ka siis kohtu töökeel, kasutab täpselt samasuguseid termineid ja väljendeid nagu artiklis 21, ehk siis peab olema mõjuv õiguspärane põhjus, siis nii inglise keeles kui eesti keeles on tõlge erinev. Inglise keeles overriding, eesti keeles ülekaalukas. Ja paratamatult, kui kohtu otsuses seal hulgas on muudetud teatud sõnad, siis meil ka siin Eestis võivad olla erinevad arusaamad, mis on siis ülekaalukas alus ja mis samas siis artikkel 21 sõnastusest tulev mõjuv õiguspärane põhjus. Nüüd, mis on veel oluline just selle 21 testi juures, mida juba ka enne mainisin, tekitab segadust see, et kui tõlgendatakse artikkel 21 ka Eestis, siis trügib ICM 10 test sinna justkui juurde. Meie hinnangul tuleb neid vaadata ikkagi eraldi. Ütleb ka Euroopa Liidu kohus, ka juba ICM-it tõlgendades, et kui ICM ise ei ütle, et terminile tuleb anda liikmesriigis tähendus, siis on see termin autonoomne. Ja kuna artikkel 21 kaalutlusi või ka neid lisakontrolli elemente ei ole Euroopa Liit palunud liikmesriikidel sisustada, siis tulekski jääda selle juurde, mis on artiklis 21 kirjas. Nüüd selle mõjuva õiguspärase põhjuse osas on ka Eesti kohtupraktika pisut vastuoluline. Et kui Euroopa Andmekaitse Nõukogu ütleb, et seal tuleb kontrollida seda, kas see õiguspärane huvi või õigustatud huvi on midagi sellist, mis on mõjuv. Tuuakse ka näide, et kui on näiteks see õigustatud huvi ainult ärihuvides, siis see ilmselt ei ole piisavalt mõjuv. Peab olema midagi tugevamat, mõjusamat. Nagu Euroopa Kohus ütleb ka Schulfa lahendis, siis näiteks kas või vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimisel abi kolmandatele isikutele on selline mõjuv põhjus. Ehk et see, kuidas sisustada seda mõjuvat põhjust artikkel 21 mõttes, mõjuvat õigustatud huvi, siin on meil juba Eestis probleem, sest on erinevad tõlgendused ja siis see tuleb ka siis muidugi X10. Teine element, mille siis artikkel 21 lisab, on siis andmesubjekti konkreetsest olukorrast lähtuv kaalumine.
ehk et kas andmesubjektil on võrreldes selle esialgse õigustatud hinnanguga lisada asjaolusid, mis peaks siis seda esialgset hinnangut nii-öelda kõigutama. Kui see on juba ära kontrollitud, et põhjus on mõjuv, siis peaks olema andmesubjektil midagi lisada, midagi tõendada, midagi öelda, miks see algne õigustatud huvi siis enam ei ole põhjendatud. Olgu see aeg, olgu see võib-olla muutunud seadus, olgu see, mis tema endaga on üldse toimunud, kuidas on need andmed talle mõjunud ja nii edasi. Ja mõneti mure ongi olnud selles, et kui on turul ka tegijaid, kes sooviks väga rangelt kontrolli teostada 21 järgi, siis meil ei ole head juhist, muuhulgas ka Riigikohtust, sest siis ka IKÜM sellisena veel ei kehtinud, ei olnud kohaldatav, mida teha siis samal ajal vanema X10 praktikaga ja kuidas siis ikkagi neid elemente mõista nii, nagu nad on ja tulevad Euroopa Kohtust. Nii et kokkuvõtvalt vastame küsimusele, tuleb siis meie hinnangul vastata, et variant A sobib kõige paremini, tegemist ei ole õigusliku alusega ja artikkel 21 näeb ette, et tuleb lisaks kontrollida 2 elementi. Kas see huvi on mõjuv ja teine, kas konkreetsest olukorrast lähtudes see kaalutlus nüüd siis muutub. Nii, ja palume Andmekaitse Inspektsiooni seisukohta samas küsimus. Jah, aitäh. Mingis ulatuses meil on kaebajaga sarnane arusaam, et AKI on siis seisukohal, et vastuväite saamisel on andmetöötleja kohustatud sisuliselt tõendama ja uuesti hindama, kas algne õiguslik alus on jätkuvalt kohane, kas töötlemine on vajalik ning andmetöötleja huvid kaaluvad üles andmesubjekti huvid. Artikkel 21 ei loo ise uut õiguslikku alust, vaid on oma olemuselt täiendav kontrollmehhanism, mis siis vastuväite saamisel loob uuesti hindamise kohustuse, kus tuleb siis nüüd juba arvestada konkreetset vastuväidet. Ja nagu kaebaja ütles, siis artikkel 21 ongi andmesubjekti õigus vaidlustada juba konkreetsel õiguslikul alusel toimuvat seaduslikku andmetöötlust enda konkreetsest olukorrast lähtudes. Ja konkreetsest olukorda puudutavad, siis me järgmiste küsimuste juures puudutame, et sellega kõik aitäh. Nii, saime üheselt aru siis, mis varianti te toetate? Jah, tundub, et menetlusosaliste vahel vist on enam-vähem üksmeel, mida see artikkel 21 tähendab. Võib-olla täpsustav küsimus, et kas ma saan õigesti aru, et peamiselt ta toob juurde siis selle, et tuleb arvesse võtta muutunud asjaolusid ja kas ma saan õigesti aru, et artikkel 21 võib mõnes mõttes pidada ka teatud mõttes sellised tõendamist puudutavaks normiks. Ehk andmesubjekti ülesanne on see, et ära välja tuua teda puudutavad võimalikud uued asjaolud ja vastutav töötleja siis peab tõendama ära, et tal on algne alus olemas, miks andmeid avaldati ja see alus peab olema siis nii-öelda see mõjuva kriteerium tuleb sinna juurde. Kaebaja kinnitab ja Andmekaitse Inspektsioon nõustub. Võtame teise küsimuse. Teine küsimus siis puudutab nüüd seda algset andmete avaldamise õiguslikku alust. Taustaks on siis see, et kui seadusandja kunagi X paragrahvi 10 vastu võttis, siis seletuskirjas viidati seal, et X paragrahv 10 aluseks on IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt E ehk maksehäireregistrid, maksehäired ehk siis võlgnevusi avaldades justkui täidaksid avalikku ülesannet. Menetlusosalised kumbki selle seisukohaga ei nõustu ja näib, et nende vahel on üksmeel ja ka kohtud on sellega nõustunud, et tegelikult on X paragrahv 10 vasteks IKÜM-is siis artikkel 6 lõige 1 punkt F ehk õigustatud huvi.
Ja sellest siis esiteks, kas ma saan õigesti aru, kas minu nii-öelda resümee nendest seisukohtadest on õige ja siit edasi siis küsimus, et aga mis siis on need täpselt need erinevad huvid, mida me siis nüüd peaksime kaalukausile panema? Kas see on ainult maksehäireregistri huvi teenida tulu oma klientidelt nende võlgnevusi avaldades? Kas me peaksime vaatama ka võlausaldajate huvisid, kuidas tuleb mängu siin ja kuhu kaalukausile läheb näiteks vastutustundliku laenamise põhimõte, kuhu kaalukausile ja mil määral peaksime panema siis andmesubjekti ehk siis selle võlgniku, kelle võlgasid avaldatakse maine, et mis siis on, ehk kokkuvõttes, mis on see, mis me peaksime siis nüüd ühele kaalukausile panema ja teise kaalukausile panema. Aitäh! Palun kaebaja pool, jah. Nii, jätkame kohe. Nüüd sellele küsimuse esimesele poolele oleme juba ka istungil vihjanud. 10 ja 6.1f ei käi kokku. Et iseenesest see, et seadusandja plaanis 6.1e ja 6.1.10 koos kohaldada, selle vastu meil ei ole midagi. Aga mida seadusandja ilmselt ei näinud ette, mida on öelnud Euroopa Kohus ja ka Euroopa Andmekaitse Nõukogu on selles, et just vastutav töötleja valib oma õigusliku aluse. Ja kuna maksehäireregistrid on oma õiguslikuks aluseks valinud 6.1f-i, siis on ka kogu analüüs käinud ikkagi X10 tuules, sest on maksehäireregistrid siiani nii aru saanud, et kui X10 ei järgita, siis rikutakse seadust. Seda, kuidas ja miks teinekord X10 piirab 6.1f kasutamist ja järelikult ei ole Euroopa Liidu õigusega selles osas kooskõlas, sinna me veel jõuame. Aga tulles täpsemalt siis küsimuse juurde, mis see õigustatud huvi on. Õigustatud huvi jällegi Euroopa Andmekaitse Nõukogu selgitustele tuginedes, varasemalt ka Euroopa Kohtu praktikale tuginedes on lähtunud maksehäireregistri sellest, et see oleks seaduspärane, ehk siis see oleks seadusega keelatud, see oleks selge ja reaalne. Kõigepealt ja kõige tähtsam ilmselt osa siis õigustatud huvi sellest esimesest sammust on just kolmandate isikute õigustatud huvi. Kuivõrd ICM 6.1f ei ütle, et ainult vastutava töötleja õigustatud huvi on selleks aluseks, millal andmeid saab töödelda, vaid ka kolmanda isiku õigustatud huvi, siis juba ka õigustatud huvide analüüsis on krediidiregister arvestanud, et sellise siis äri tegemine on kolmandate isikute ehk krediidiandjate huvides. Kolmandad isikud peate te siin silmas siis võlausaldajad, kellele on jäädud võlgu. Kas ma saan õigesti aru? Silmas just krediidiandjaid, kes hakkavad krediiti andma ja kellel on ka seadusest tulenev vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimise kohustus. Kuidas nad muidu sellist infot saaksid? Kui ei ole maksehäireregistreid, kes sellist infot koondavad, siis sisuliselt allikaks on ainult see inimene ja kahjuks negatiivset infot alati inimesed ausalt ei jaga. Ehk et mida rohkem ja mida parem ja terviklikum on see pilt laenuandjale, et siin peame silmas just siiski krediidiandjaid, mitte siis neid, kellel on võlgu jäädud, vaid krediidiandjaid, siis ilma sellise registrita ja õiguseta teavet saada, ei oleks neil seda teavet kusagilt saada. Ehk et fookus ka õigustatud huvi hinnangus on just krediidiandjatel, kellel on huvi siis inimese maksevõime kohta seda infot saada. See on siis esimene osa kolmanda isiku õigustatud huvist. Teiseks on ka põhjendatud muidugi krediidiregistri õigustatud huvi ja ka seal on 2 osa. Kui kellelgi on õigus teavet saada selleks, et teha vastutustundliku laenamise otsuseid, siis peab kellelgi olema ka õigus seda teavet anda. Sest nagu me teame ka Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast, väljendusvabadus artikkel 10 mõttes või meie põhiseaduse 45 mõttes koosneb 2 osast.
õigusteavet saada ja teiselt poolt ka seda edastada. Ja viimaks ka õigustatud huvide hindamise juures ei ole kõrvale jäetud seda, et selle maksehäire kui info edastamine siis omakorda krediidiandjatele on ka andmesubjekti huvides, ehk siis selle sama võlgniku huvides, et tehtaks siis kvaliteetseid krediidiotsuseid tema kohta. Ja teine osa siis küsimusest, mis kohtul oli, et kuidas see sobitub siis õigustatud huvi hindamise testiga just see vastutustundlik laenamine, kui siis üks õigustatud huvisid, mis on siis välja toodud õigustatud huvi hinnangus. Kaebaja hinnangul see kolmanda isiku just vastutustundliku laenamise siis kohustus käib läbi kõikidest 3 astmest. Esimesest astmest me juba rääkisime, ehk et kui määratakse seaduspärane, selge ja reaalne huvi, seal juba kõneldakse ka sellest, et on huvi turul seadusest tulenev kohustus lausa saada selline info võimalikult tervikpilt siis vastava isiku kohta. On ju teada ka, et Finantsinspektsioon on oma juhistes öelnud, et tegemist on ühe infokilluga, millega mitte lihtsalt ei või, aga tuleb arvestada teatud olukordades. On olukordi, millega krediidiandja sellega võib arvestada ja olukordi, millal lausa tuleb arvestada. Muidu on vastutustundliku lahenemise põhimõtet rikutud. Teise sammu juures õigustatud huvide hindamine, vajalikkus. Ka vajalikkuse juures tuleb ka vastutustundliku laenamise küsimus läbi kaaluda õigustatud huvina, vastata küsimusele ju, kas on siis teisi võimalusi, siis, mis vähem riivaks andmesubjekti. Kahjuks tegemist on olukorraga, kus ilma neid andmeid töötlemata seda infot sisse võtta ei saa. Ehk juba selle pärast on ka vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimiseks need andmed vajalikud. Teist alternatiivi ei ole. Kui me räägiksime sellest, et avaldatakse liiga palju andmeid, liiga detailselt, maksehäireregistris on ikkagi väga piiratud andmed, vaid vajalikud andmed, ei ole liiga palju taustainfot selle maksehäire kohta, arvestades just vajalikkuse põhimõtet. Ja ka viimases astmes, õigustatud huvi viimases astmes, kus tuleb siis kaaluda omavahel andmesubjektide huvisid, õiguseid ja samal ajal siis õigustatud huvi, aga seal tuleb vastutustundlik laenamine mängu. Nimelt ju ka Euroopa Andmekaitse Nõukogu, aga Euroopa Kohus on öelnud, et õigustatud huvi on seda tugevam, kui on taustal ka teatud seadusest tulenev kohustus. Analoogiaga näiteks rahapesu tõkestamisega, kus teinekord seadus ütleb, et sellega tuleb tegeleda, aga ei ole ette kirjutatud teatud meetmeid, kus neid andmeid tuleb koguda. Ehk siis samamoodi kasutatakse 6.1f alust. Ja ka siingi just huvide kaalumises saab argumenteerida nii seda, et nende andmete töötlemine, tervikliku info saamine on andmesubjekti huvides ja samas saab kaalumisel arvestada ka seda, et siis vastav info töötleja ehk siis krediidiandja ei ole mitte ainult lihtsalt huvi pärast või enda riskide maandamiseks, äririskide maandamiseks ei vaata neid andmeid, vaid vaatab, sest seadusandja on öelnud, et sa oled kohustatud neid andmeid vaatama ja kontrollima, kui need on olemas. Ma küsiks vahele siia täpsustuse, kuidas pärast aegumist 5 aasta jooksul saab veel vastutustundliku laenamise põhimõte olla siis andmete avaldamise alus. Aegunud nõue ei saa ju kuidagi otseselt mõjutada laenuvõimekust. Ja, see on ka väga oluline. Krediidiandjad eristavad 2 terminit. On krediidivõimelisuse termin ja on krediidiotsuse tegemise termin. Ehk üks küsimus on siis inimesega teinekord võimelisuses, teine aga laiemalt maksekäitumises. Ja Minu küsimus oli just nimelt vastutustundliku laenamisega seondus, et inimene ennast lõhki ei laenaks, aga kui tal aegunud nõuet ei ole põhjust enam arvestada tema siis varalise seisundi juures, et kuidas me sellest kui eesmärgist veel endiselt saame lähtuda? Nüüd, kui me räägime õigustatud huvi eesmärgist, siis ei ole maksehäireregister seda kunagi rangelt defineerinud läbi krediidivõimelisuse hindamise.
sest samamoodi on ühiskondlikult oluline laiemalt krediidiotsuse tegemine. Olukorras, kus ka väga jõukas ja varakas inimene jääb pidevalt võlgu, kuigi ta on vägagi võimeline teenindada erinevaid siis ka, ma ei tea, pangalaen ja nii edasi, siis on teatud kontingent ka väga jõukaid inimesi, kelle maksekäitumine pehmelt öeldes jätab soovida. Ehk et krediidiotsuste tegemisel on oluline ka see, kas inimene, kes on väga krediidivõimeline, on võlgades või mitte. Ja kui me räägime tõesti väga kitsalt tarbijaõigusest, siis võib olla tõesti olukord, kus ei ole maksehäireregistril seda argumenti just krediidivõimelisuse mõttes. Aga räägime tervikuna krediidiotsusest, siis jällegi on, sest kui ei arvesta ka pank ka varasemate mitmete võlgnevustega, siis on väga varmad võlgnikud selle uue laenuga võlgu jäädes ütlema, aga meil on ju vastutustundliku laenamise põhimõte, miks juba varem ei arvestatud selle ajalooga, et kui järgne ka näiteks sanktsioon päris Finantsinspektsioonist ja see pank või muu krediidiasutus ei saa selle eest trahvi, siis see ei tähenda, et nende andmetega ei saaks maandada muid riske, et kohtusse ei tuldaks, täiturite juurde ei tuldaks, et inkassosse ei mindaks ja et see vaene inimene istuks kohtumenetlustes ja täiturite juures. Ma saan suurepäraselt aru pankade krediidiasutuste huvist mitte anda laenu nendele, kelle maksekäitumine jätab soovida. Aga kuidas te nüüd selle halva maksekäitumise seote vastutustundliku laenamise põhimõttega? See jääb mulle arusaamatuks. No, alustame sellest, et vastutustundlik laenamine on üks osa õigustatud huvist. See ei ole ainus õiguspärane alus ja põhjus. Ja lõpuks krediidiotsuse tegemisel on vaja arvestada erinevate asjaoludega, sest ei ütle ka meie seadus, mis on liialt piirav, aga ka meie seadus ei räägi ainult krediidivõimelisuse hindamisest, vaid ka muust samasugusest eesmärgist. Nii kolleeg lubab mul spikerdada, see on siis, ma ütlen, võlaõigusseadus, paragrahv 403/4 räägib sellest, kas tarbija on võimeline krediidilepingus kokkulepitud tingimustel tagasi maksma. Ei räägi sellest, kas ta soovib, on hoolas, austab oma lepingupartnerit, vaid sellest, kas ta on võimeline. Kuidas saab mõjutada aegunud nõue võimet tagasi maksta? Võib-olla täpsustaksin, et võime siis, et kas inimene soovab laenu tagasi maksta, praktikas eelkõige tähendab seda, et vaadatakse isiku sissetulekuid, analüüsitakse tema kohustusi, finantskohustused, kas tal on ülalpeetavad ja nii edasi. Ehk siis, et see on nagu eelkõige maksehäireinfo, sealhulgas siis, kui näiteks tegemist on tasutud maksehäirega või kui on kohaldatud aegumist ja seda kohaldatakse, nagu kuvatakse aegunud staatusega, nagu antud hetkel olukorras on täiendav info siia juurde. Ehk siis, et võlausaldaja seisukohalt ta hindab, et jah, et sellel isikul on, ta teeb 30% oma sissetulekutest, maksab ta näiteks täna laenude teenindamiseks, arvestades, et tal on olnud varasemalt probleeme kohustuste täitmisega, siis ta ei soovi võtta sellist riski ja ta ütleb, et okei, ma olen nõus selle isikule küll tõepoolest laenu andma, aga arvestades siis seda ajalugu, otsus on, et ei saa sellises summas kahjustuseks väljastada. Ei, sellest ma saan suurepäraselt aru, aga kas te nõustute, et aegunud nõue maksevõimet ei mõjuta? See otseselt aegunud siis võlgnevus tähendab jah seda, et isikul ei ole kohustust seda enam tasuda. Aga ta portreteerib tema nagu käitumist varasemat ja seda saab nagu võtta riskimarkerina aluseks, arvestades siis näiteks seda, et mis on muud isiku sissetulekud ja millised on tema kohustused. Et jah, maksevõime kui selline tähendab ikkagi eelkõige seda, mis on isiku sissetulek ja mis on tema kohustused. Saan teie seisukohast aru. Mul on täpsustav küsimus, et kas ma saan õigesti aru, et kui meil oleks need nähtamatud kaalud siin, siis sellele kaalule
võlausaldaja, kellele jäeti võlgu, tema huvid on jäetud täiesti välja. Kas ma saan õigesti aru? Õigustatud huvi kaalumises maksehäireregister tõesti temale tähelepanu ei pööra. Et kuigi Riigikohus on tõesti varasemalt ju ka selgitanud, et ka selle võlausaldaja poole pealt kellegi andmete avaldamine eesmärgiga teda ka maksma panna ei ole seadusega keelatud, aga see ei ole tõesti see õigustatud huvi, millest on maksehäireregister lähtunud 6.1F analüüsi tehes, et see on jäetud kõrvale. Üks täpsustav küsimus veel. Rääkisime sellest vastutustundliku laenamise põhimõttest ja et mõnes mõttes on see andmete avaldamine ka võlgniku enda kaitseks. Aga mis on see, mida te algsel avaldamisel, algse õigusliku aluse täidetuse kontrollil siis panete sinna kaalukausile andmesubjekti õigusi, huvisid silmas pidades. Ühest küljest abstraktselt võime kindlasti öelda, et kui kellegi kohta pannakse andmed vähemalt, ütleme, hea küll, ta ei ole päris avalik, aga teatud tasu eest on neil põhimõtteliselt peaaegu kõigil võimalik tutvuda sellega, kellel on õigustatud huvi, siis tema maine saab kahjustatud. Aga mõnes mõttes see haakub tagasi ka IKÜM artikli 21 tõendamise temaatikaga ehk teisisõnu, kas see, et see läbi muutub sellele andmesubjektile, võlgnikule palju raskemaks näiteks uute, ma ei tea, kodulaenu saamine või kui palju selliseid eeldusi või nii-öelda lähtekohti siis võetakse kohe juba eos arvesse? Alustame sellest kodulaenu küsimusest, mis on ju ka palju kirgi kütnud. See on müüt. Kui kellelgi on maksehäire, siis see ei ole põhjus, et inimene ei saa laenu. See on midagi, mida ka väga tihti ütlevad võlgnikud, andmesubjektid, et ma ei saanud laenu. Iga kord, kui kontrollitakse, selgub, et seal on muud nüansid. Ei ole piisav sissetulek, puudub tööhõive, on teised võlgnevused, on muud laenukohustused ja nii edasi. See on üks element, mida arvestatakse, aga rääkida sellest, et üks üksik maksehäire on sellise tohutu mõjuga, sellega me ei ole nõus. Kui me räägime Schulfa lahendist, siis see olukord on teine. Schulfa lahendis meil on inimesed, kes on võlgadest vabastatud, kus ei ole enam võlga, kus ka on kogu protsess läbi käidud, kus inimene on füüsilise isiku pankrotis. Aga maksehäirete puhul me tihti räägimegi ka võib-olla 1, 2, 3, maksimum 5. Kui tõesti inimesel on neid maksehäireid juba massiliselt, siis on olukord teine. Siis see kaal nendel maksehäiretel krediidiandjate jaoks on tunduvalt suurem. Miks aga need maksehäired on olulised ja miks ka Finantsinspektsioon ütleb, et nendega arvestada, ongi esiteks, neid võib olla palju, ehk siis nende mõju võib olla lausa teinekord selline, et inimene ei saa krediiditoodet, aga seda on väga harva. Ja teiseks krediidiotsuse tegemisel, et siis arvestada, palju seda laenu anda. Sest olgem ausad, ka siin saalis olijatest tõenäoliselt mitte keegi ei saaks kuuks ajaks 5 miljonit laenu, erinevatel põhjustel. Võimalik, et kellelgi siin saalis ei ole maksehäiret, aga arvestatakse ju kõiki asjaolusid, sissetulekuid, mille jaoks seda kasutatakse, kas see on tarbimislaen ja nii edasi. Ehk et väga palju ja isoleeritult on kasutatud argumente, et maksehäire pärast ei saa laenu. See ei ole see põhjus. See on harukordne, et maksehäire on üksi selleks põhjuseks. Väga harva. Aga vastates täpsemalt kohtu küsimusele, mida veel arvestatakse. Muuhulgas arvestatakse ikkagi ka seda, kas ja millal see võlausaldaja maksehäire registrini jõuab. Kas nõue on juba aegunud ja siis ärgatakse, tullakse, et palun avaldage see maksehäire või tegelikult on ikkagi hulga vaeva nähtud, ühendust võetud ja siis tullakse või siis tullakse kohe selle maksehäire avaldamise palvega, oleneb kliendist. Ehk et see on näiteks siis üks neid nüansse,
mis on ka praktikas muutunud. Me ju teame ka mõned aastad tagasi parkimistrahvide olukorda, kus ei olnud tegelikult ka parkimise trahvide siis võlausaldajatel võimalik teada saada, kes seal taga on. Ja teatud aegunud nõuded sellepärast siis sisenesid ka Eesti turule. Aga jah, see on siis üks nendest näiteks asjaoludest, millega juba ette arvestatakse. Aitäh. Palume vastustaja seisukohta. Küsimusel 2. Jah, aitäh. No, kaebaja selgitas oma õigustatud huvi ja see ongi eelkõige kaebaja selgitada. Et vastutustundliku laenamise põhimõtte järgimine võib olla üks nendest põhjustest, miks maksehäire andmete töötlemine on vajalik. Ja see võib olla üks osa õigustatud huvist. Ja X paragrahv 10 lõikes 1 nimetatud eesmärk on samuti muu hulgas sisustatud sama põhimõttega. Ja kaaluma peab alati vastandlikke huvisid, aga igasugune maksehäire tõepoolest ei näita isiku maksevõimet. Ja senine arusaam on meil olnud, et meil vaidlust õigusliku aluse osas ei ole, aga tuleb meil välja siiski nüüd, et on. Aga selle poole pöördume ülejärgmise küsimuse juures juba. Aitäh. Nii, suur tänu. Läheme küsimuse 3 juurde. Meil oleks üks täpselt. Palun. Mikrofon. Vabandust. Seoses kohtu küsimusega ka vastutustundliku laenamise osas, et me juhime tähelepanu ka siis KAVSi paragrahvile 49 tarbijakrediidivõimelisuse hindamine, kus siis on öeldud, et ka maksekäitumist tuleb arvestada, et lõpuks ta ikkagi mahub ka selle kitsa siis eesmärgi alla. Ja. Palun viide. Ja, paragrahv 49 KAVS, lõige 1, punkt 3. Aitäh. Ja 3. küsimus. 3. küsimus on mõnes mõttes ajendatud sellest, et täpselt ei saanud toimikumaterjalidest aru, aga siis saate täpsustavalt juurde selgitada. Küsimus siis sellest, et osaühing krediidiregister on haldus- ja kohtumenetluses selgitanud, et maksehäire andmete avaldamine põhineb niinimetatud scoring mudelil või hindamismudelil, mille sisust vähemalt paberi peal on äärmiselt keeruline aru saada. Ja muuhulgas siis tõukuvalt sellest tekkis küsimus, et kas maksehäire avaldamise otsus ise võib olla automatiseeritud töötlusel põhinev otsus IKÜM artikkel 22 mõttes. Ja võtame kohe ette. Kõigepealt vastus kohtu küsimusele, kas tegemist on avaldamisel juba ka skooringut, siis kuidagi arvestatakse, on vastus ei. Ehk et nagu ka kohus on viidanud mitmel korral, alustame siis sellest nii-öelda esmasest või originaalsest avaldusest. Et viidatud toimiku leheküljed 52, 127, 174, need seonduvad siis artikkel 21 analüüsiga. Aga see hetk, kui tehakse algne õigustatud huvi hindamine, mis on ka digitoimikus olemas alates 141 ja täiendatud õigustatud huvi hindamine 144, seal skooringut mis tahes alusena ei kasutata. Et tegemist on õigustatud huvide üldise hindamisega, teatud elemendid käisime ka just hetk tagasi läbi, mitte küll ehk kõikide huvide valguses, vaid just eelkõige vastutustundliku laenamise valguses. Nii et tegemist on, kui tehakse siis 6.1 F1 kohast hindamist, siis vastus on, et seal mis tahes sellist skooringut, matemaatilist mudelit kasutusel ei ole. Ja praegu ka Euroopa Liidust ei ole tulnud selliseid juhiseid, et see peaks olema õigustatud huvi hindamine siis matemaatilisem. Aga nüüd, mis asi see siis on? See tõesti skooringu kasutus ja kas see on skooring ja nii edasi. Ehk et nendel toimiku lehekülgedel on krediidiregister kasutanud ühe argumendina ka matemaatilist argumenti.
kui Andmekaitse Inspektsioon on küsinud, et kuidas siis on lähtutud selle konkreetse andmesubjektiga seotud asjaoludest, siis ühe argumendina on krediidiregister siis vastanud, kas krediidiregister peab tõenäoliseks, et see isik selle 1, 2 või ka 3 vanema või uuema, hetkel vanema maksehäire pärast ei saa üldse näiteks laenu. Ehk siis, et kui suur on tõenäosus, et see krediidiotsus igal juhul saab olema selle maksehäire pärast negatiivne. Ehk siis ta on kasutatud vastuargumendina, et ei pea krediidiregister tõenäoliseks, et kui teeb krediidiandja otsust, et nüüd nende maksehäirete pärast krediidiandja otsustaks, et tegemist siis on olukorraga, kus laenu ei tohi anda. Aga kui me käsitleksime selle IKÜM artikkel 22 mõttes märkimisväärset mõju omava otsusena andmete avaldamise otsust. Ehk mitte teisisõnu, me ei pea silmas siin seda küsimust, kas ta saab hiljem võimalikult teiselt pangalt laenu või mitte, vaid andmete avaldamise otsus on ise otsus IKÜM artikkel 22 mõttes, mis toob talle kaasa märkimisväärset mõju artikkel 22 mõttes. Avaldamine ei tugine ühelgi juhul ainult sellele skooringule. See on ainult olnud see vastuargument juhuks, kui Andmekaitse Inspektsioon argumenteerib, et me näiteks oleme kuulnud, et see isik ei saa laenu. Ja siis kasutades ka matemaatilisi mudeleid, vastuseks ainult sellele argumendile öeldakse, et me ei pea seda tõenäoliseks, et niiviisi pank üldse võiks reageerida. Aga see ei ole kunagi olnud ainsaks argumendiks. Et kui me vaatame ka kas või selles asjas digitoimikus, mida siis asjaolude mõttes on krediidiregister vastanud Andmekaitse Inspektsioonile, mida on arvestatud, siis miks artikkel 21 alusandmete avaldamiseks, miks see on jätkuv, siis see ei ole kunagi loetelus ainsaks põhjuseks, nagu räägib artikkel 22. Aga kui me võrdleme ka Schulfa otsusega, siis ka mitte küll nii ammu, siis seal üheks kriteeriumiks, miks loeti siis skooring automatiseeritud otsuseks, oli ju muuhulgas ka see põhjus, et siseriiklik kohus tuvastas, et väga suure tõenäosusega, nii nagu Schulfa ütleb, täpselt niiviisi siis see ka krediidiotsus tuleb, et siis isik kas saab või saa laenu. Praegu ei ole ei siis avaldamisel ja jätkuval avaldamisel see skooring ainsaks põhjenduseks, vaid pigem selleks, et mitte rääkida ehk ainult abstraktselt, sest paratamatult ka kliendile, kes on majanduse ja matemaatika taustaga, tegelikult ka teadlane, siis rääkida ainult siis võib-olla juristidele arusaadavatest sellistest pehmetest sõnadest on krediidiregister omalt poolt lisanud ka ühe matemaatilisema argumendi, aga see ei ole kunagi selleks ainsaks põhjenduseks, et meie mudel näitab järelikult jätkame, vaid pigem kui Andmekaitse Inspektsioon ütleb, aga mis siis, kui ta ei saa laenu, siis vastuseks krediidiregister vastab, et me oleme ka matemaatiliselt seda kaalunud, me ei pea tõenäoliseks, et see niiviisi läheb, aga see, kuidas krediidiandja, näiteks pank otsustab, seda tegelikult krediidiregister ette ei tea ja seda hinnangut, mis siis tehakse selle testi raames, ei edastata omakorda siis kolmandatele isikutele, muuhulgas siis krediidiandjatele. Ehk teisisõnu, otsus avaldada ühe või teise võlgniku võlaandmed ei ole kunagi üksnes automatiseeritud töötlusel. Küsin selle hindamismudeli kohta siiski üle, et vaadates seda, vabandage mu õhiklikkust, aga ei saanud aru näiteks, kuidas võiks andmete avaldamist mõjutada isiku sugu, või vanus, mis on aktiivne ja tasutud maksehäirete arv, miks on oluline, kui palju on tema tehtud päringute arv, ehk kui palju on tema võlaandmeid vaadatud, et võib-olla oskate täpsemalt selgitada veidi? Ma alustan ja siis klient räägib nii, nagu päriselt on. Nüüd kõigepealt kõik need elemendid, mina siis nagu juristina, kuidas ma aru saan, et kõik need elemendid on taaskord kasutatavad selleks, et mõelda nii-öelda ette, et mida teeks krediidiandja ja näidatagi, et
maksehäire ei ole siis kunagi ainus element, mida siis võtab arvesse üks krediidiandja ja on toodud siis erinevaid näiteid ka sellest, et mis erinevad kaalud võivad siis seda otsust anda laenu või mitte mõjutada. Ehk et me ei ole veel isegi avaldamise testi juures, vaid me oleme seal, kas me päriselt saame arvestada argumendiga, et inimene väidetavalt ei saanud laenu. Teine olukord on tõesti, kus pank ka kinnitab, et jah, me ei anna sulle seda krediiditoodet sellepärast, et no siis meil ei ole midagi vaielda, meil on olemas juba tõend selle kohta, et teatud krediidiasutus nii ütles, mida juhtub, nagu ma ütlesin, äärmiselt harva. Aga selleks siis, et vastata sellele argumendile, kas me üldse saame arvestada hüpoteetiliselt väitega, et äkki ei saa inimene mingit krediiditoodet, just siis räägime eelkõige laenust, et siis on arvestatud erinevaid elemente ja siis jõutud tulemuseni, et see ei tundu eluliselt usutav, kui arvestada kõike muud ka, aga no nüüd kuuleme, kuidas siis tegelikult on. Palun. Jah. Ootused on muidugi madalad, aga püüan nendest siiski nendele vastata. Et scoring mudeli kasutamise mõte on see, et ei domineeriks üks konkreetne muutuja. Et täna meil on 26. november, eile sai täisealiseks päris palju inimesi. Kui võtta ainult kui need inimesed kõik täna läheksid laenu küsima, vaadata ainult nende maksehäireid, pilt oleks filigraanne. Nad ei ole mitte ühtegi lepingut sõlminud, ma olen täiesti kindel, neil ei ole mitte ühtegi maksehäiret, ei aktiivset ega lahendatud. Siis olid ka teised näiteks nagu asjaolud, siis millega nagu arvestada, et näiteks vanus, et see siis täpselt oli selle kohta, soogu ka kahjuks profiil on selline, et meessoost isikud on natukene riskantsemad laenuvõtjad, et kahjuks see on nagu reaalsus. Päringute arv, see on nagu üks muutuja, mis siis indikeerib seda, et kui aktiivne tegelikult isik laenuturul on. Ehk siis, et kas nagu erinevad sektoris tehakse selle isiku kohta palju päringuid, kas need päringute arv on näiteks viimase 6 aja jooksul tõusnud võrreldes varasema siis nagu aastaga näiteks või langenud ja see on taaskord nagu indikaator. Ja selle scoring mudeli kasutamise mõte eelkõige ongi see, et ei ole ühte muutujat, mille pealt nagu saaks öelda, et kui see number on selline või see vastus sellele küsimusele on jah või ei, siis see on nagu ainuõige krediidiotsus. Tulebki neid erinevaid kaasata ja siin olukord võib ollagi selline, et siin oli näiteks ka nagu näide, et kas leidub siin ruumis isikud, kes on nagu 5 miljonit nagu oleks põhjendatud selle laenu anda, et päris täpselt seda ei tea, suure tõenäosusega on ei, aga et kui isegi küsida ka nagu lihtsam küsimus, et kas näiteks siin ruumis on isikuid, kellele võiks 1000 eurot laenu anda, et siis taaskord, et tuleb nagu erinevaid faktoreid vaadata ja need otsused, kas nagu sellele konkreetsele 10 isikule anda, erinevad meie puhul, mida meie nagu arvame ja see erineb erinevate laenuandjate puhul veelgi rohkem. See võib tähendada ka seda, et näiteks ühe panga väikelaenu osakond ütleb, et sellele isikule võib laenu anda, aga selle sama panga liisingu osakond ütleb, et ei, meie hinnangul on risk liiga suur. Et selle scoringu mõte ongi see, et ei domineeriks üks konkreetne muutuja, mis siis nagu otsustaks seda, vaid on erinevaid riskiprofiile, mida siis nende erinevate muutujate koosmõjul üritatakse sellesse otsusesse kaasata. Tänan. Kas võime minna inspektsiooni vastust juurde ja pärast inspektsiooni vastuseid sirutame 15 minutit selga? Nii, aitäh. AKI saab lähtuda toimikumaterjalidest ja kui me neid vaatame, siis tundub, et nii algne kui ka vastuväite saamisel tehtud avaldamise otsus selle tegemisel on lähtutud samast scoringu mudelist. Üks asi on nüüd see, kas ja mida nüüd hindamisel arvesse võetakse. Teine on see, kas otsustus tehti üksnes automatiseeritud töötlusel või mitte. Võimalik, et ma kaebaja põhjendusi täielikult ei mõistnud, kuid toimikumaterjalide pinnalt oli AKI hinnangul algne avaldamise otsus automatiseeritud töötlusel põhinev otsus, IKÜM artikkel 22 mõttes, mille eeldused olid täitmata.
Tõenditest ei ole ka näha, et vastuväite saamisel tehtud avaldamise jätkamise otsus, et sinna oleks segatud inimfaktor. Inimsekkumine toimus alles peale AKI järelepärimist. Seega ka vastuväite saamisel oli tegemist pigem automaatse töötlusega, mille eeldused olid täitmata. Ettekirjutuses endas automatiseeritud töötlemist kui sellist ei käsitletud. Seda, kas ja millises ulatuses inimfaktor seal sekkus, seda ilmselt oskab kaebaja paremini selgitada. Aitäh. Täpsustusi. Ehk see on siis mõnes mõttes tõendite hindamise küsimus lõppastmes, kas oli tegemist automatiseeritud otsusega või mitte, nagu ma AKI seisukohast aru saan. Nii, aitäh. Läheme lubatud pausile ja istung jätkub 14.35. Jätkame Riigikohtu halduskolleegiumi istungit. Pooled küsimused on meil vastata ja eesmärk võiks olla püüda lõpetada 15.30 tänane istung. Palun siis võimalikult kontsentreeritud ja fokusseeritud vastused. Ja ettekandja kohtunik Nele Siitam juhatab siis nüüd järjekorras 4. küsimuse. Järgmine küsimus on siis õiguslikult võib-olla kõige põhjapanevam selle kaasuse juures muuhulgas ja mis üldiselt mõjutab siis maksehäireregistrite poolt andmete avaldamist. Ehk küsimus sellest, mis on maksehäireregistrite puhul maksehäirete avaldamisel õiguslikuks aluseks. Nagu minu algsest ettekandest välja tuli, vähemalt näis dokumentidest toimikus, et menetlusosalised on ühel nõul, et selleks õiguslikuks aluseks on X paragrahv 10 ja IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt F ehk õigustatud huvi. Riigikohus on oma küsimuses menetlusosalistele juhtinud aga tähelepanu sellele, et juhul kui õiguslikuks aluseks on õigustatud huvi ehk IKÜM artikkel 6 lõige 1 punkt F, siis on üsna järjekindel Euroopa Kohtu praktika, et liikmesriigi seadusandja ei või reguleerida õigustatud huvi sisustamist. Liikmesriigi seadusandja ei või õigusnormis ette näha lõplikku õiguste huvide kaalumise tulemust ja see peab igal juhul sõltuma konkreetse juhtumi asjaoludest. Praegusel juhul on eeskätt siin AKI näinud vastuolu X paragrahv 10 lõige 2 punktiga 3 ehk see kahjustab ülemäära andmesubjekti õigusi ehk see on siis hüpotees, mida menetlusosalised saavad ümber lükata vajadusel ehk siis seda alust ilmselt tuleks siis sisustada, kohaldada just IKÜM artikkel 6 õigustatud huvi testist lähtudes, aga ometi omab ka konkreetsel juhtumil tähendust näiteks X paragrahv 10 lõike 2 punktis 5 sätestatud tähtaja temaatika, kus seadusandja on justkui ette kirjutanud, näinud ette sellise nii-öelda kaalumise tulemuse öelnud, et 10+5 aastat, see on maksimum ja rohkem ei või. Ehk siis siit menetlusosalistele küsimus, et kas ja kuivõrd te peate siis X paragrahvi 10 kooskõlas Euroopa Liidu õigusega olevat ja et mis nõude annaksite kohtule selle asja lahendamisel seda silmas pidades. Aitäh! Palun, proua Vando Takat.
Ja nagu vihjamisi juba ka korduvalt oleme öelnud, siis ka kaebaja näeb siin probleemi. Kui maksehäireregistrid soovivad kasutada õigusliku alusena ainult siis 61F-i, siis praktikas on tõusetunudki mure, et endiselt palub regulaator, järelevalvaja, et kas ikka täidetud on ka X10 tingimused. Et X10 ja 61F on ikkagi käinud käsikäes. Samal ajal nõustume ka Riigikohtu küsimuses viidatud praktikaga ja Euroopa Kohtu seisukohtadega ja tegelikkuses ka ju ICÜM-i sõnastusega, mis ütleb, et seadusandja saab täpsustada ikkagi 61E sisu ja teatud olukordades muidugi ei saa ka teisiti 61C puhul seadusest tulenev kohustus. Kui X10 eksisteerib meie õigusruumis selliselt, et ta sobitub olukorda, kus vastutav töötleja valib andmetöötluse aluseks 61E, siis ei olegi ju ehk X10-ga vähemalt esmapilgul probleemi. Aga kas te tahate väita siis, kas ma saan õigesti aru, et see on täiesti vastutaja, võib-olla suvaotsus ei ole õige termin, aga vastustaja öelda, mis alusel ta töötleb ja keegi teine seda kontrollida ei saa. Ehk teisisõnu, kas kohus ei võiks jõuda teisele tulemusele, et ei ole E või C, on F? Jah, on kaebaja seisukoht, et just vastutav töötleja on see, kes valib selle õigusliku aluse. Võib küll tõesti kas kohus või järelevalve öelda, et valisite valesti, aga kui on valitud 61F ja see õigustatud huvi on ka olemas, mida kinnitab ka Schulfa lahendites Euroopa Kohtu praktika, siis öelda, et ei tuli valida 61E alus, tõesti ei seadusandjal ei ole seda võimalust antud ega ei ole antud ka järelevalveasutusele. Eriti kui tõesti on Euroopa Kohus mõneti sarnases kaasuses, mõneti küll erinevas, aga siiski just ka selliseid võlaandmeid avaldava registri kaasuses leidnud, et 61E valik on lubatud. Et kui me vaatame ka Andmekaitse Nõukogu juhiseid, siis ka seal ütleb Andmekaitse Nõukogu, et õigustatud huvi on täpselt samasugune alus nagu kõik teised. Nende aluste vahel ei ole hierarhiat. Seda on ka Euroopa Kohus ka kinnitanud ja on tõesti valik siis, loogiline valik peab see küll olema, aga valik on jah vastutaval töötlejal, mida siis andmetöötluse alusena kasutada. Ja ütleb ka Euroopa Andmekaitse Nõukogu, et õigustatud huvi ei ole põhjendatud kasutada sellise viimase variandina, et kui ükski teine alus ei sobi, siis või mingil põhjusel ei saa rakendada, et siis see võtta. Kui selle testi tulemus on, et on õigustatud huvi andmeid töödelda, siis on tõesti antud vastutavale töötlejale see võimalus valida just ka õigustatud huvi. Ja me ei näe ka Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt, et seadusandja saaks otsustada teisiti, et ei näiteks selles konkreetses töötlemisvaldkonnas, nagu see on siis krediidiandmete edastamine. Praegu peab selleks aluseks just kindlalt 61E olema. Nüüd, kui X10 eksisteerib ka eraldiseisvalt sobitudes siis 61E valikul, siis see ei sega otseselt maksehäireregistreid kui selliseid, sest 61F seal kõrval on samamoodi võimalik ja olemas. Aga kui Riigikohus otsustab, et siiski X10 sõnastus on selline, et ka 61F-i olukorras on obligatoorne lähtuda X10 eeldustest ja ole võimalik Euroopa Liidu õigusega kooskõlas tõlgendada X10 selliselt, et öelda, et see kohaldub ainult 61E olukordades, siis tõepoolest on probleem. Aga probleem isegi ei ole ainult selles seadusandja ette antud kaalutluses 5 aastat, vaid juba lõikes 1. Kui me vaatame X lõiget 1, siis see räägib sellest, et see eesmärk X lõike 1 mõttes peab olema ikkagi krediidivõimelisuse hindamise eesmärk või muu samasugune eesmärk. Ehk et kõigepealt tekib küsimus, kas seadusandja ei ole lubamatult ära kitsendanud neid õigustatud huvisid. Euroopa Kohus ütleb ka Schulfa kohtulahendis, õigustatud huvide kataloog ei ole kinnine.
seda tulebki igal juhul hinnata. Kas sellise sedastusega, kui see rakendub alati ka 6.1F olukorras, ei ole seda lubamatult kitsendatud? Ja kas muul samasugusel eesmärgil, kui laiaks saab seda siis tõlgendada? Ka seadusandja X10 seletuskirjas on viidanud, et muuks samasuguseks eesmärgiks loetakse ka seda, kui tööandja kontrollib maksehäireregistreid, kui üürileandja kontrollib maksehäireregistreid. Meil ei ole veel kohtu arvamust või sellist seisukohta, seda enam Riigikohtu seisukohta, kas seadusandja selline seletuskirjas antav tõlgendus vastab tegelikult seaduse mõttele kui sellisele. Samas need seadusandja seletuskirjas loetletud eesmärgid on tõepoolest õiguspärased. Või toome veel ühe näite. Kui inimene tahab minna kohtusse ja esitada hagi tagamise avalduse, siis on ka maksehäired tegelikkuseks üheks selleks argumendiks sellele hagi tagamist esitavale isikule, et põhjendada, miks kohus peaks selle hagi tagama. Jällegi küsimus, kas on tegemist samasuguse eesmärgiga või ikkagi pigem mitte? Ja kui X10 obligatoorselt maksehäireregistrites andmetöötlusele kohaldub, siis tekib küsimus, miks ka õiguspärastel õigustatud huvidega eesmärkidel, nagu seda on ka oma võlgade sissenõudmine kohtus, ei võiks neid andmeid töödelda. See on siis esimene pool. Nüüd vastates kohtu küsimusele 5 aasta kohta, siis tekib see küsimus taaskord. Kas teatud olukordades ei võiks see tähtaeg olla ka pikem? Kui X10 kehtib õigustatud huvi kõrval, siis on kindlasti X10-st praktikas ka rohkem kasu kui kahju, sest on olemas selline seadusandja orientiir, kuhu seadusandja soovib selle piiri tõmmata ja teatud olukordades seda piiri ka ületada ei saa. Nagu me nägime väga spetsiifilises küll Schulfa kaasuses, kus siis võlgadest vabastamise menetluse puhul Euroopa Kohus ütles, et me ei näe, et oleks õigustatud avaldada kauem andmeid, mille osas riiklikus registris neid kauem avaldada ei saa. Ja seal see piirangu õigus tuli Euroopa Liidu õigusest, mis puudutab siis riiklikku registrit. Ja siis eraregistrites öeldi, et kuna me tahame nii-öelda inimese tausta puhastada, siis ei ole enam ka õigustatud huvi jätkata neid avaldusi pärast 6 kuud. Hetkel on aga X-is seadusandja sätestanud 5 aastat kõigile olukordadele, mitte spetsiifilisele võlgadest vabastamise olukorrale, kus seadusandjal on lubatud seada piirangud riigi andmetele, vaid absoluutselt kõigile olukordadele. Mitte olukordadele, kus on võlgadest vabastamise puhul ju olnud ka kohtulik kontroll ja nii edasi. Pean paluma vastus kokku võtta. Ja, nüüd kokkuvõtteks me näemegi 2 eelkõige probleemi. 5 aastat võib olla liiga piirav IKÜM 6.1F-i mõttes ja eesmärgi piirang samamoodi, aga nad saavad koos eksisteerida, kui tegemist ei ole obligatoorse normiga IKÜM 6.1F kaalutluse puhul alati. Ta on orientiiriks, aga teatud asjaoludel võib olla õigustatud huvi avaldust siiski jätkata. Ja samamoodi on küsimus, kas seadusandja saab ette kirjutada kaalumist. Kui artikkel 21 ja 6.1F on autonoomsed mõisted, siis kas X10-s kaalumise ettenägemine on midagi, mida Eesti seadusandja saab üldse ka 6.1E puhul kehtestada. Aitäh. Kas olukord on nii segane, et Riigikohus peaks küsima eelotsust? See on tõesti üks punkt, kus ei ole välistatud, et on vajalik ka eelotsus, sest nagu me acte cleri siis kontseptsioonist teame. Ei, seda ei ole vaja üle seletada. Siis täpselt. No oleneb ilmselt inimesest, aga teil ei ole. Vastake kohtule ja. Jah, ei saa välistada, et kui kohus nõustub, et ei ole selget tõlgendust selles osas, kui kaugele saab 6.1 puhul minna ja kas see läheb 21 ja 6.1F-i autonoomsesse mõistesse, siis vastus on jah. Nii, kas võime küsida vastaspoole seisukohta? Palun. Aitäh. Käesolevas asjas on kaebaja tuginenud mõlemale õiguslikule alusele ja AKI oma ettekirjutuses samuti. AKI hinnangul on nii X paragrahv 10 kui õigustatud huvi mõlemad sobivad
õiguslikud alused maksehäirete avaldamiseks. Ja AKI hinnangul on X paragrahv 10 kooskõlas EL-i õigusega. Käesoleval juhul on AKI tuginenud X paragrahv 10 lõige 2 punkti 3-le, kuna võlgnevused olid tasumata ja aegunud. Kui aga õiguslik alus on õigustatud huvi, siis tuleb ju tegelikkuses samamoodi vastanduvaid õigusi ja huve samuti kaaluda. Ja kuna see kaalumise hindamise test on X paragrahv 10 ja õigustatud huvi puhul sarnane, siis peaks ka suure tõenäosusega tulemus olema sarnastel asjaoludel. Ja nii on ka AKI oma ettekirjutuses leidnud, et jätkuv võlaandmete avaldamine kahjustab andmesubjekti ülemääraselt sõltumata sellest, kas tuginetakse X paragrahv 10-le või õigustatud huvile. Ringkonnakohus on samuti ilusti välja toonud, et kaebaja on maksehäirete avaldamisel ise lähtunud esmajoones X paragrahvist 10. Ning kahtlust ei ole selles, et võlasuhte rikkumisega seotud isikuandmete töötlemise tingimused on õigustatud huvi korral vähemalt sama ranged kui avalikes huvides oleva ülesande täitmise korral. Ja X paragrahv 10 ise ei kehtesta kuidagi õigustatud huvile tingimustele eeskirju ega reguleeri seda. Ja iseenesest on andmetöötleja soodsam lähtuda X paragrahvist 10. Aga ilmselt jah, Riigikohtu seisukohta on vajalik, et omavahel konkureerivad. Aga minu poolt praegu Kas ka Euroopa Kohtu seisukohta? ei ole vajalik. Saab hakkama. Nii. Võtame küsimuse 5 või on täpselt? Ei ole. 5 on siis kas kaalumine või hindamine vastavalt, kas kuna kohus ei saa kaaluda, hinnata saab, kui suur on kohtu tegutsemise ruum. Jah, et paluks, siin oli siis küsimus sellest, et kas ja kuivõrd on Andmekaitse Inspektsiooni käed seotud eraisiku tegevuse kontrollimisel ja hiljem, kui nüüd siis kohus peaks kontrollima AKI ettekirjutust, kuivõrd on käed seotud ehk kas siis, kui me ütleme, et tegemist on sellise õigustatud huvi kaalumisega või hindamisega, et kumb ta siis on. Kui tegemist on kaalutlusotsusega, siis klassikaliselt tavaliselt haldusõiguses ei saa kohus asendada haldusorgani kaalutlusotsust enda kaalutlusotsusega, küll saab hindamisotsust täies mahus kontrollida. Et kuidas need mõisted kaalumine, hindamine siis antud olukorras kahel tasandil, AKI kontrollides eraisikut ja kohus kontrollides AKI tööd, siis nii-öelda kokku või lahku käivad. Aitäh, 2 minutit vastamiseks ja siis kohus täpsustab, kui midagi puudu jäi. Ja ma küsin selle täpsustuseks ära, et see ei ole enam kohtu küsimus, et mis puudutab vastutava töötleja enda kaalumist, et millega on tegu, et sellest muidu küsimus algas. No põhimõtteliselt selle küsimus sellest ju pihta hakkab, kuivõrd Andmekaitse Inspektsioon saab teie seda õigustatud huvi testi siis nii-öelda asendada enda õigustatud huvi testiga konkreetsel juhtumil. Sisuliselt see tähendabki seda. Palun. Ja. Alustades seda, mida teeb vastutaja, leiab kaebaja, et kaalumised on autonoomsed Euroopa Liidu õiguse mõisted nii 6.1f mõttes kui artikkel 21 mõttes. Seega siseriiklik menetlusõigus, mis puudutab ka kaalutlus- ja hindamisotsust, ei ole päris kohane. Kaebaja näol ei ole tegemist haldusorganiga, järelikult ei saa kaeba teha ka ei hindamis- ega kaalutlusotsust HMS või siis ka halduskohtu menetluse seaduse praktika mõttes. Aga kui me astume sammu edasi, kui juba AKI kontrollib, mida on siis teinud vastutav töötleja, siis me leiame, et ka seal on 2 astet. Olukorras, kus AKI kontrollib, kas siis õigustatud huvi hindamisel on jõutud nii-öelda õige tulemuseni, siis teeb AKI selles osas kõigepealt hindamisotsuse, ehk siis kas ka hinnatud on õigesti. Ja kui on AKI järeldus, et ei olnud õigustatud huvi, siis see otsus, millist meedet konkreetselt Andmekaitse Inspektsioon kasutab, see on omakorda siis kaalumisotsus. Ja nüüd, kui me jõuame kohtuni, mida saab teha kohus, siis taaskord jaguneb olukord 2 ja seda toetab ka Schulfa kohtulahend, mis mõneti sarnast olukorda, sarnast küsimust juba lahkas. Kõigepealt on kohus öelnud, et mis puudutab õigustatud huvi hindamise kontrolli, siis on liikmesriigil
kohtul isegi mitte õigus, vaid kohustus analüüsida, kas töötlemist põhjendavad õiguspärased põhjendused. See tuleb siis punktist 112, aga kui me jõuame nüüd selleni, et kui kohus hindab, millise meetme konkreetselt on valinud Andmekaitse Inspektsioon, siis on Euroopa Kohus öelnud, et peab küll olema õigus kõiki asjaomase vaidlusega seotud faktilise õiguslikke küsimusi tõhusalt kontrollida, ütleb kohus punktis 69 Schulfa lahendis, aga hinnang sobivate ja vajalike parandusmeetmete kohta oma hinnanguga asendada sellega leiab, et Euroopa Kohus läheks liiga kaugele. Kohus peab lihtsalt kontrollima, kas järelevalveasutus on järginud oma kaalutlusõiguse piire. Et meile paistab, et ka Euroopa Kohus Schulfa kohtu lahendis jagab selle analüüsi kaheks, vaadates esimest kui hindamisotsust ja teist kui kaalutlusotsust. Väga tänan. Nii, kas vastus oli ammendav? Palun, inspektsioon. Aitäh. No, kõigepealt, nii nagu ringkonnakohus selgitas, et siis tegemist on olemuselt hindamisotsusega, küsimuse algust vaadata. Ja hindamisotsuse tegemine on asjakohane ka siis, kui andmetöötlejaks on eraisik. Ja see hindamisotsus peab olema siis kontrollitav nii AKI kui kohtu poolt. AKI saab kontrollida hindamisotsuse õigsust, kohus saab hinnata AKI valitud meetmeid ja kas on jälgitud kaalutlusõiguse piire. Ehk siis teisisõnu ringkonnakohtu seisukoht on teie seisukoht. Aitäh. Jõuame 6. ja viimase ette saadetud küsimuseni. See siis puudutab juba konkreetsemalt käesolevat konkreetset asja, et kas ja kuivõrd krediidiregister rikkus pärast seda, kui andmesubjekt oli temaga ühendust võtnud selgituste andmise kohustust, asjaolude väljaselgitamise kohustust ja kuidas see siis mõjutas konkreetselt õigustatud huvi hindamist. Me teame, mis on toimikus kirjas, seda korrata vast vaja ei ole, aga võib-olla markeerite sellised olulisemad kohad, millele siis olukorras, kus Riigikohus tõendeid ei hinda, me peaksime siis tähelepanu pöörduma. Aitäh. Konkreetselt ja fokusseeritult. Aitäh. Ja kõigepealt alustame õiguslikust poolest ja artiklist 12, et iseenesest meil ju vaidlus ei ole, et küll mitte päris seda, saame aru, sõnastatakse kui kaasaaitamiskohustust andmesubjekti õiguste teostamisele. Ja vaidlust õigusliku poole pealt ei ole meil ka ringkonnakohtu antud tõlgendusele, et see kaasaaitamine ja õiguste teostamine ei saa olla näiline. Nüüd teadmata, kui faktidesse me otseselt siin läheme, siis lihtsalt ütleme üldiselt alustuseks ära, et krediidiregister leiab, et tehti kõik, mis ainult võimalik. Et kui kohus mingil määral ikkagi toimikut vaatab, siis need kirjavahetused andmesubjektiga on olemas. Tegemist ei olnud ka andmesubjektiga, kes oleks olnud kuidagi teadmatuses oma õigustest, sest on andmesubjekt lausa viidanud ka maksehäirete avaldamise juhisele, mis on Andmekaitse Inspektsiooni poolt kõigile siis kättesaadavaks tehtud ja on andmesubjekt juba enne AKI-sse pöördumist argumenteerinud ka sellest, et tegemist on ikkagi vanade võlgnevustega. Jah, oli küll teatav segadus nende numbrite osas, mis ei läinud tema kohtulahenditest tulenevate võlgnevustega kokku, aga samas meil ei ole Andmekaitse Inspektsiooniga vaidlust ka selles, et andmete õigsuse probleem sai korrigeeritud enne ettekirjutuse tegemist juba ja
Andmekaitse Inspektsioonile ka esitati, millisel ja kuidas on andmed korrigeeritud, sest meil ei ole ju vaidlust selles, et ettekirjutus, mis samuti sõnastab need maksehäired, muuhulgas ka summad, et see ettekirjutus iseenesest oli ju ka korrektne. Eemaldada korrektsed andmed, korrektsed korrigeeritud andmed. Et kui see osa oli lahendatud ja vaadata ka toimikus olevat kirjavahetust, mis päriseluliselt oli veel ka tunduvalt mahukam, siis on andmesubjektiga piisavalt suheldud. Ja mis on siin ka vastuväite tuum ja miks me siis ikkagi siia Riigikohtusse jõudsime pärast tegelikult väga põhjalikku ja tugevat ringkonnakohtu lahendit, oli ju lõpuks selles, kas siis saab lugeda, et tegemist on näilise siis õiguste teostamisega olukorras, kus andmesubjektiga on suheldud ja kus nii maakohus kui ringkonnakohus nõustuvad, et andmesubjektil ei olnud ei AKile ega ka kohtus mitte midagi lisada. Ehk et kaalumisel ei jäänud mitte millegagi arvestamata. Et kui oleks tõesti mingisugused asjaolud, mis siis olid AKile teada, mida muuhulgas ka krediidiregistrile edastatud või kui oleks kohtus mingisugused asjaolud ilmnenud, siis me mõistaks seda vajadust. Vabandust, kas ma saan siis õigesti aru, et teie hinnangul oleks ringkonnakohus pidanud tegema nii-öelda, kui me ennem jõudsime järeldusele, et tegemist on hindamisotsusega, mida põhimõtteliselt siis nii AKI saab asendada teie otsuse ja kohus saab asendada samamoodi, et siis ringkonnakohus oleks pidanud tegema lõppotsuse, mitte ütlema, et krediidiregister peab asjaolusid täiendavalt uurima ja ise uue otsuse tegema. Täpselt nii. Jah, lühidalt kokkuvõttes, et ei olegi sinna kokkuvõttele, mis kohus just tegi, otseselt midagi lisada vaja. Ärme tekita juurde bürokraatiat, seal kus seda ei ole vaja, see solgutab seda andmesubjekti, see solgutab krediidiregistrit ja ei loo tegelikkuses lisaväärtust, kui kohus on juba öelnud, et see tulemus võib olla täpselt samasugune, lihtsalt tehke uus kaalumine. Aga ma küsiks võib-olla nii, et eelnevalt, kui me rääkisime ka sellest, kas kuidas X paragrahv 10 sobitub siis 10 õigustatud huvi testi, kuidas krediidiregister täna näeb, kui teie seisukoht on, et aluseks on õigustatud huvi ja X on siin paragrahv 10 on liiga piirav ja ta tegelikult ei tohiks olla piirav, siis kas vaidlusaluseid andmeid oleks põhjendatud avaldada ka pärast 10+5 aasta reegli täitumist? Arvestades seaduses sätestatud piire ja see, kuidas on siiani seadust tõlgendatud, siis ei olnud kindlasti krediidiregistri hetkel plaanis seda avaldada kauem neid maksehäireid kui 10+5, aga teiselt poolt tegemist on tõesti väga hea kaasusega, kus oleks maksehäireregister saanud seda vähemalt kaaluda. Meil on 3 kohtulahendit, meil on 3 täitemenetlust ja meil on ka asjaolu, et isik, kes oli kättesaamatu enam kui 10 aastat, 3 päeva pärast seda, kui jõustub võimalus täitemenetluses aegumist kohaldada, kirjutab täiturile kohaldama aegumist. Enne seda mitte mingeid vastuseid, mitte mingit kontakti ja seesama e-post, kuhu kirjutatakse talle ja mille kohta on toimikus ka tõendid, muutub järsku aktiivseks ja võlgnik ilmub välja, ütleb, ma tean oma õiguseid, 3 päeva on möödas seaduse jõustumisest, kohaldame aegumist, unustame minu tollased 150 000 pluss krooni, praegused 10 000 pluss eurot ära, lõpetame selle. Nii. Palun vastuste esindajad, teie seisukoht. Aitäh. Käesolevas asjas on andmetöötleja jätnud tegelikult ju välja selgitamata täielikult konkreetset andmesubjekti iseloomustavad asjaolud. Puudub igasugune kaalutlus, kuidas võlaandmete avaldamine kaalub üles siis inimese õigused ja huvid. Ja selle tõendamise kohustus on vastutaval töötlejal. Seda aga tehtud ei ole, et kui me nüüd toimiku materjale vaatame, et kogu see kirjavahetus on ju seal olemas, nagu kaebaja välja tõi, et
seal on andmesubjektile sisuliselt antud ainult mõista, et kaua maksehäireid maksimaalselt võib avaldada. See on põhimõtteliselt kõik. Et seal isegi püütud välja selgitada võlgniku huvisid. Ja rääkimata sellest, et need algsed andmed olid väga ebakorrektsed, et kui vastuväide tehti, siis kulus võlgnikul omajagu aega, et aru saada ja seostada neid olemasolevate võlgnevustega. Ja vähim, mida andmetöötleja saab ja peaks tegema, on see, et ta vajadusel pöördub siis vastuväite esitanud inimese poole ja vähemalt püüab välja selgitada, et mis põhjusel see andmesubjekt leiab, et võlaandmete jätkuv avaldamine kuidagi teda ülemääraselt kahjustab. Ja seda enam sellises olukorras, kus andmetöötleja ise on oma andmete avaldamisega segadust põhjustanud. Ja oluline on ka see, et peab arvestama, et keskmine andmesubjekt ei pruugi üldse aru saada, kui ta andmetöötleja poole pöördub, et mida temalt täpselt soovitakse ja et üleüldse toimub mingisugune hindamisotsuse tegemine. Et isikul ta ei tea ega ta ei hooma, et tal ei pruugigi selliseks nõudmiseks õigust olla või et ta peab midagi juurde selgitama ja tõendama. Ja siin tulebki mängu see vastutava töötleja kaasaaitamiskohustus andmesubjekti õiguste teostamisele. Ja ringkonnakohus on ka hästi märkinud, et andmetöötlusel tuleb tagada töötluse õiglus ja läbipaistvus ja see ei ole tagatud siis, kui õiguse realiseerimine oleneb ainuüksi andmesubjekti võimest tuua vastuväites välja korraga ja ammendavalt kõik olulised asjaolud. Ja andmesubjektilt ebaselguste korralt andmesubjektilt täpsustuse küsimine, selle küsimise vajadus tulenebki selgelt vastutavale töötlejale ICÜM-iga pandud kohustuste iseloomust. Ja see iseenesest ühtib ka ICÜM-i olulise arusaamaga, et tagada tuleb mitte lihtsalt isikuandmete kaitse, vaid selle kõrgetasemeline kaitse. Ja lõpetuseks võib olla märkida ka seda, et kohus hindab haldusakti õiguspärasust selle andmise aja seisuga. Sellega on selle küsimusega kõik. Täpsustada? Ei ole. Nüüd ma annan võimaluse lõppsõnaks, et siis kui küsimuste väliselt oli veel midagi olulist lisada, kas kumbki pool saaks 5 minutiga hakkama? Palun. Kõik peamised asjaolud on ära öeldud, et ka kohtuküsimused olid siin suureks abiks. Eelkõige ootamegi kohtult selgeid juhiseid nii X10 siis rolli osas, vajadusel ka Euroopa kohtult eelotsuse küsimist. Nüüd võib-olla teatud määral ikkagi selline lahtine ots, mis on selles asjas jäänud, puudutab siiski viimast küsimust. Ehk et seda, kui palju peab kontrollima, küsima ja artikkel 21 sisu. See, kuidas tõlgendab artikkel 21 siiani Andmekaitse Inspektsioon ja kuidas on ka Euroopa Andmekaitse Nõukogu 6.1f juhendis seda selgitanud, ei lange päris kokku. Ringkonnakohus alustab väga õigest punktist ja ütleb, et ikkagi neid konkreetseid asjaolusid, mis andmesubjektil on öelda, need tuleb välja tuua andmesubjektil. Ja kui kaua peab keegi ja kuidas siis ikkagi neid küsima? Miks peaks üldse kehtima eeldus, et isikul peaks olema midagi lisada? Ka praegu me oleme olukorras, kus inimene on edastanud maksehäireregistri juhise, on kõnelenud sellest, et 10 aastat on möödunud ja on liialt pikk aeg maksehäireid avaldada, et ei saanud ka nii-öelda ette ennustada või selgelt nägija olla siin kaebaja, et isikul võib olla veel midagi juurde öelda. Kirjavahetusi oli lõpuks 10, kontaktivõtte oli ka päris palju. Ja ütleb ka Andmekaitse Nõukogu oma 6.1 juhises, et võib vastutav töötleja juurde küsida, kui tal on ebaselge, kas võib olla isikul veel miskit lisada, aga kindlasti sellist kohustust otseselt ei tule.
sest ütleb ju määruse sõnastus juba ise, et isikul tuleb ikkagi oma asjaolud ise välja tuua. Oleme ka menetluses välja toonud kas või Iirimaa andmekaitseasutuse selgitused, kus siis andmesubjekte juhendatakse, kuidas oma artikkel 21 õigusi kõige paremini realiseerida. Meile paistab, et need kohustused, mis on järelevalveorganil selgitamaks, mis on IKÜM 21 ja teiste õiguste sisu, tahab Andmekaitse Inspektsioon panna kaebajale. Kui aga seadus seda ei nõua, siis seda teha ei saa. See on ka peamine sõnum. Ei ole tehtud liiga vähe. Ja kui ka kohtumenetluses selgub, et tegelikult ka andmesubjektil ei olnud mitte midagi lisada, need asjaolud, mida ta välja tõi, võisid küll tema taotlust õigustada, aga need ei olnud kas tõesed või need ei olnud midagi, mis kaalutlust muudaks, sest me räägime kohtumenetlusest läbi käinud nõuetega, täiturite juures menetluses olnud nõuetega, tööd on teinud võlausaldajad, inkassod, täiturid, kohtunikud, et tegemist ei ole olukorraga, kus oleks olnud asjaolusid, mida veel juurde arvestada. Ja kui Riigikohus peaks otsustama, et konkreetselt ka selles kaasuses oleks pidanud saatma vastutava töötleja uuesti kaaluma, siis see loob ainult juurde bürokraatiat. Eriti, et need asjaolud, mida siis andmesubjekt välja tõi, olid Andmekaitse Inspektsioonile teada. Ja neid asjaolusid ei edastatud kunagi kaebajale, vaid tehti ettekirjutus, kus siis jõuti teistsuguse järelduseni, kui oleks jõudnud kaebaja ja ilmselt kuhu oleks jõudnud ka kohtud, sest nii esimese astme kohus kui teise astme kohus on öelnud, et iseenesest see, kui jõutaks järeldusele, et võib ka maksehäireid edasi avaldada, ei oleks tõenäoliselt väär. Tänu. Kas on seaduslikul esindajal lisada? Ei ole? Ei ole, aitäh. Ja siis palun Andmekaitse Inspektsiooni lõppsõna. Aitäh. No, fakt on see, et toimikus neid 10 lehekülgi kirjavahetust andmesubjektiga ei ole, kus siis väidetavalt on neid vastandlikke huvisid kaalutud. See on tõendamata. Ja tõendamiskoormus on vastutaval töötlejal IKÜM-i järgi. Hindamisotsust ei ole võimalik teha, kui andmetöötleja ei tea konkreetse andmesubjekti olukorda. Ja vaidlus puudub ka selles, et elulised asjaolud peab esitama andmesubjekt ise. Juhul kui vastuväites sellised olukorda kirjeldavad asjaolud puuduvad või on puudustega, tuleb andmetöötlejal oma kohustuse täitmiseks küsida teavet andmesubjektilt. Koostöö tegemine on ka andmesubjekti enda huvides. Juhul kui andmesubjekt näiteks üldse ei vasta või jätab asjakohased tõendid esitamata, siis on andmetöötleja oma kohustuse täitnud. Hindamisotsuse saab teha olemasoleva teabe pinnalt. Ta ei pea hakkama seda andmesubjekti kuskilt taga ajama. Vastuväite esitas ju ikkagi andmesubjekti, see on tema huvides eelkõige. Ja vajadusel peab andmetöötleja isikule selgitama, millist teavet või tõendeid ta andmesubjektilt soovib. Selline kohustus tuleb IKÜM-ist AKI hinnangul. Ja nõuetekohase hindamisotsuse tegemist ei saa pidada kuidagi üleliigseks bürokraatiaks, vaid tuleb lihtsalt seadust täita. Aga laias laastus ma arvan, et meil sai kõik öeldud. Me oleme seda teemat sama kaebaga juba mitmetes kohtuasjades korduvalt arutanud ja on hea meel, et Riigikohus võtab siin sõna sekka ja loodetavasti toob selgust juurde. Et mina tänan selle sisuka arutelu eest. Aitäh. Aitäh ja aitäh teile Riigikohtu poole pöördumast. Et ilma selleta me ei saaks seda arutada. Püüame anda endast parima ka mõistliku aja jooksul otsuse tegemise aspektist. Loodetavasti hiljemalt jaanuari lõpuks 2026. Ja, anname teada, kui otsus hakkab sündima ja paistma. Täpsema kuupäeva. Aitäh teile. Kena päeva jätku.